Tere tulemast sügise esimesele webinarile ja mul on hea meel, et te tõite mind uuesti lavale ja uuesti tagasi ja ma olen väga innustunud ja inspireeritud tänasest teemast, mis on esinemishirmust esinemisvõimesse ja kuidas esinemishirm kahjustab sind isegi, kui sa ei esine, või sa vähemalt arvad, et sa ei esine. Nii ja ma jagan ka oma ekraani. Niiviisi. Loodame, et kõik toimib. Siin on ju samaaegselt niiviisi. Hakkame siis peale. Vaatame, kas ma suudan täna eesmärki täita ja tunni aega hakkama saada. Aga läheb nagu läheb. Alustame sellest üldse, kes ma olen, kuna siin on palju uusi inimesi minu maailmas. Nii vaatame, kas see. Mina olen Epp Aadler ja olen enesemeisterlikkuse mõtestaja julgustaja coach ja mind paelub inimene ja mind paelub elu. Ja see ongi see, millega ma tegelen. Mind paelub see, kuidas üksikisik ja tema võimekus saaksid tema elus ja maailma hüvanguks siis avalduda. Ja see on see, mida ma uurin, mis seda takistab ja mis seda võimaldab. Ja võib-olla kui võtta teemaplokkidena kokku, millega ma tegelen, siis see, millele ma kaasa tahan aidata kõikide oma tegevustega, ma töötan nii täiskasvanute kui noortega väga erinevates vormides, olen seda teinud viimased 20 aastat, aga ma arvan, selline keskne teema minu jaoks on aidata inimestel olla iseenda ja eluga sõber, sest sellest sõltub tegelikult kõik. Ja see on, ma arvan, selline vundament teema ka tänasele teemale ehk siis esinemisteemale. Siis teine minu jaoks väga isikliku kogemuse teema ja ma arvan, see, mis mind innustab kõike seda tegema, on julgus olla olemas, mis on otseselt seotud esinemisega. Kogu see ärevus, kogu see ebakompetentsustunne, kogu see hirm tuleneb tegelikult sellest, et kas ma olen okei, kas ma olen piisav, kas ma olen võrreldes sinuga piisav, kas ma olen võrreldes teiega piisav, ehk kas ma tohin siin olla, seda ruumi võtta, seda aega raisata, seda energiat kasutada. Ehk siis sellest julgusest olla olemas või isegi võib-olla see julgus olla olemas on nagu selline isiklik, aga minu jaoks on see küsimus võib-olla tihtipeale on see, et kas ma tohin üldse olemas olla ja minu kogemuse järgi on see küsimus liiga palju inimeste mõtetes ja see on see, mis on minu meelest väga ohtlik ja väga kahjulik. Siis kolmas teema minu jaoks on endaks saamine on elutöö. Ehk ma ei ole kunagi valmis ja ma olen valmis tänases hetkes ja pärast tänast webinari olen ma rohkem ise. Ehk iga hetk, iga tegevus, mis ma teen, nii-öelda nihutab mind kuhugi suunas. Iga tegemata jätmine nihutab mind kuhugi suunas. Iga hirm nihutab mind kuhugi suunas. Ehk me kogu aeg oleme sellises voolamises ja arengus ja muutumises ja mulle tundub, et või vähemalt ma olen näinud inimeste pealt, et see mõte, et ma ei peagi valmis olema, vaid ma olen kogu aeg valmimas ja küpsemas, on võtnud nii paljudelt inimestelt nagu stressi maha, et nad saavad olema hakata ja kasvama hakata tänu sellele, kuna on arusaamine, et see teekond on pikk ja see teekond ei saanud läbi küpsuseksamitega, mille järel siis toimub petmine, varjamine ja teesklemine, et siis vahele jääks, et teised aru ei saaks, et tegelikult ma polegi nii valmis. Ja viimane teema, et kui esimesed 3 on sellised sisemised salajased teemad, siis see kolmas teema on et kuidas siis see üksikisik ikkagi teistega hakkama saab, kuna see üksikisik toimib ikkagi ühiskonnas, ükskõik mis vormis, et kui see üksikisik varjab ennast, ta toimib ühiskonnas, kui ta on nähtavalt, siis ta on ühiskonnas. Ehk siis see, mis ma tahan aidata kaasa, on teadvustada, et meie kõige suurem võime on mõjutada enda ja teiste käitumist. Mis on ka otseselt selline vundament tänasele, et kui ühelt poolt ma pelgan esinemist, siis tegelikult on ikkagi see jäme ots ja see eneseabistamise võime on taaskord minu käes ja tegelikult see esinemine on meeletu teiste inimeste mõjutamise vahend. Ja see juhtub nii ehk naa. Täpselt samamoodi mõjutab see, kui ma ütlen ei esinemisele, kui ma ütlen jah esinemisele, et meeldib see meile või mitte, siis me lihtsalt paratamatult mõjutame üksteist kogu aeg. Niiviisi, ja mis ma soovin teile täna anda? Võib-olla selline kõige esimene reegel,
et kes on varem osalenud minu webinarides või koolitustel teavad, ehk ma jagasin sellist tõde ja õigust. Ehk ma olen väga praktiline, et ma loen palju, ehk mul on väga palju teoreetilist tausta, aga tegelikult ma olen väga praktiline ja mulle meeldib teha elu lihtsaks ja mulle meeldib elada lihtsalt, sest mulle väga meeldib, et tore oleks ja ehe oleks ja aus oleks. Siis see, mis ma täna jagan, on minu tänased mõtted ja see on minu tänane tõde ja see on minu kogemus. Ja ma kutsun sind kaasa selles mõttes rännakule enda mõtetesse ehk siis sinu mõtetesse. Ehk ma ei väida seda, et see, mis ma räägin, on õige ja see on ainuõige ja see on sulle õige. Ja kui sa tabad nagu mõttelt, et ma ei nõustu, siis ma ütlen selle peale, hei, palju õnne, küsi enda käest, aga kuidas mina seda tajun, kuidas mina seda kogen, mida mina sellest arvan. Ehk mina jagan nii-öelda, mina tahaksin olla selline katalüsaator või innustaja. Ja kui sa nii-öelda resoneerud minu mõtetega, väga tore, kui mitte, siis otsi seda, mis on sinu mõte, sest tegelikult sellest sõltub iga sinu esinemine. Ehk mida tugevamalt sa nii-öelda tajud ja oled läbi närinud ja seisad nii-öelda oma mõtete taga, seda lihtsam on esineda. Nii et seetõttu harjuta täna nii-öelda küsimist pidevalt endalt, et mis mina mõtlen, mis on minu kogemus, mis on minu seisukoht ja võta see omaks. Ehk märka seda, kui sa hakkad võitlema minuga, kui sa hakkad nii-öelda ründama mind, siis ja sa võid seda teha, aga tegelikult sa sellega raiskad taaskord jälle iseenda aega ja iseenda energiat. Nii et kasuta neid kõiki reaktsioone, mis tuleb nii-öelda iseenda omaks võtmiseks. Aga sisuliselt, mis ma tahan teha, on panna lauale sellise termini nagu päris esinemine. Ehk see, mis ma tahan täna teha, ma räägin natukene laiemalt kui avalikust esinemisest. Kuna ma arvan, et esinemine on palju-palju suurem asi ja küsimus on, et kust algab avalik esinemine, eks ole. Ehk siis minu soov on avardada esinemise tähendust üldse, sest ma arvan, et või vähemalt minu kogemus näitab, et kui see teha nii-öelda piisavalt suureks ja piisavalt normaalseks, siis sellisel juhul on võimalik selle esinemisega ja esinemishirmuga ka silmitsi seista ja sellega teha midagi. Ehk siis selle tulemusena ma loodan esinemist natukene demüstifitseerida. Ehk paljud inimesed, kes pelgavad esinemist, väga aktiivselt pelgavad esinemist, siis enamasti nendel on väga-väga tugevad võrdlevad ja piiravad uskumused, võrreldes siis kellegi teisega, et kas mina pole piisavalt hea või keegi teine on nagu nii-öelda liiga hea või parem või mida iganes. Ja siis sellest tulenevalt nad teevad siis need otsused, eks, ja see on see, mis toidab seda hirmu. Aga tegelikult see hirm on ju pidev selline nii-öelda valikute toitja, et me kogu aeg teeme mingeid valikuid. Ja kolmandaks on siis, mis see tegelik mõte minul täna on, et ühelt poolt ma küll räägin esinemishirmust, aga tegelikult on mu soov panna või istutada nii-öelda seeme mõttesse esinemisvõimest hoopiski. Ehk see hirm võib olla. Ja minu eesmärk ei ole õpetada, kuidas saad hirmust lahti, sest ma arvan, et hirmust ei saa lahti tegelikult ja ei peagi saama kusagilt maalt. Hirmu peab oskama ohjata ja hirm võiks muutuda selliseks abivahendiks, aga selleks on vaja nii-öelda teadvustada oma esinemisvõimet. Ja see on see, kuhu ma tahaksin tänase jutuga jõuda. Nii et kuna täna on siin ainult umbes tund aega või natuke rohkem aega, siis ma loodan, et ma avan seda teemat. See on ju väga suur teema. Uuringute järgi kõige popim hirm on esinemishirm. Nii et kui sa oled üks nendest, siis ei ole see midagi erakordset. Nii, aga miks siis see teema? Ma ei ole sellele teemale sellisel kujul varem otsa vaadanud, aga see on mul hästi hinges. Ja ma arvan, et miks ma ei ole seda varem teinud, on see, et nagu mõnes mõttes natukene nagu teisene teema. Ehk mõnes mõttes oleks ausam öelda, et ma olen esinemistreener tegelikult. Sest ma ei tee mitte ühtegi asja, mille tagajärjel minu osalejate esinemisjulgus ei suureneks. Ja see on paratamatult sellepärast, et nad nii-öelda tunnevad ennast paremini, nad lepivad endaga nii-öelda oskuslikumalt ja nad julgevad nii-öelda olemas olla. Ja selle kolmiku tagajärg minu kogemuse järgi on enamasti vabam suhtlemine või vabam suhtlemine ühelt poolt, aga vabam esinemine ehk selline vabam, targem, teadlikum, nutikam lavaleminek. Aga see aasta nüüd siin sügisel tundus mulle, et on päris õige aeg anda päriselt esinemisele ka see lava koht, et ta ei oleks lihtsalt nii-öelda
selline teisene tulemus, sest on ta ju ometigi number 1 hirm väga paljudele inimestele. Nii et miks siis see teema? Üks põhjus, miks ma arvan, et sellest peaks rääkima, on see, et mulle tundub, et liiga paljud inimesed arvavad, et esinemine peab meeldima. Esinemine tuleb välja siis, kui ta mulle meeldib ja kui ma tahan esineda. Ja see on selline, see on tegelikult selline suhteliselt lapsik lähenemine, et see on samamoodi selline nagu see uskumus, et asju saab ainult teha siis, kui nad mulle meeldivad. Mina arvan, seda on jälle selline minu meelevaldne väide, et ma arvan, väga sageli on paremad esinejad need, kellele tegelikult ei meeldi, kellel on olnud esinemishirm ja kes on õppinud esinemisega leppima. Need esinejad on tihtipeale palju empaatilisemad, nad on palju mõjusamad ja nad on palju inspireerivamad, sest nendel on nii-öelda selline habras taust. Ühelt poolt nad tajuvad iseennast rohkem, nad kontrollivad iseennast rohkem ja nad on palju teadlikumad kogu sellest olukorrast. Nii et vahel võib-olla selline esinemistahtmine ja esinemismeeldimine ei pruugi üleüldsegi muuta sind mõjusamaks esinejaks. Nii et see on ka selline mitme otsaga asi. Mina mul küsitakse tihtipeale, et ma räägin sellest ja siis on see eeldus, et kuna ma arvan, et minu põhiline töövahend on esinemine, ükskõik kas siis kirjalikult, suuliselt, arvutis, gruppide ees, inimeste ees. Ja mõnes mõttes, ja kui mul küsitakse, kas sulle meeldib esinemine või eeldatakse, et mulle meeldib esinemine, siis ma ei saa seda sellisel kujul vastata. Sest loomulikult esimene tekitab mu ärevust ja ma arvan, et see ärevus on vajalik. Ma nagu muretsen selle pärast, kui mul enne mingisugust esinemist ei ole ärevust. Sest sellisel juhul mul tekib mure, et ma ei hooli või kas on ükskõik või ma nagu ei saa aru sellest. Võib-olla see on ka seotud sellega, et kuna mul on ärevust väga palju, siis ma olen harjunud sellise äreva olukorraga ja kui järsku ärevust ei ole, siis ma just nagu ei saa aru, et mis siis nüüd lahti, eks ole. Aga mõnes mõttes selleks, et kui ma siin räägin, mis ma teha tahan ja mis mulle korda läheb ja mis mõnes mõttes võib-olla ma tunnen, et on minu hinge ülesanne jagada neid, et kui mulle antud on sellised kogemused ja teadmised, siis mul ei ole valikut mõnes mõttes. Ehk tihtipeale mind innustab mõte, et mul ei ole õigust arvata, kui ma ei panusta mingisugusel kujul. Ja see on see, mis mind nii-öelda innustab. Ehk see mõte jälle, et äkki on kellelegi kasu. Ja siin on nüüd oluline nagu mõista seda, et aga ma peatun väga sageli, et kui ma tihtipeale mul tekivad pausid, siis tähendab, mul on võhm otsa saanud, siis ma mõtlen üle kuidagi moodi. Nii et see on selline minu enda sisemine töö pidevalt, et ma nii-öelda julgeksin olemas olla. Ja teeksin selle valiku ja ei jätaks ilma ennast, ei jätaks ilma teisi inimesi, kellel võib-olla on sellest kasu. Sest need, kellele sellest ei ole kasu, nemad nagunii ei kuula. Et selles mõttes, et inimesed enamasti ei kasuta oma aega suvaliste asjade peale. Siis, miks see teema oluline on? See esinemishirm on üks meeletu eluraiskaja. Selles mõttes, et see kehv minapilt on nagu sama suur eluraiskaja, aga praktilistest oskustest on, ma arvan, suhtlemishirm ja esinemishirm nagu lihtsalt täiesti ebavajalikud eluraiskajad, nagu ajaraiskajad, energiaraiskajad ja enesehinnangu raiskajad. Ehk kui esinemisega ei ole rahu ja esinemine tekitab reaalselt hirmu, mis tähendab, et inimesed teevad valikuid sellest tulenevalt, et nad ei peaks esinema ilmtingimata, siis sellisel juhul nad teevad väga väikseid valikuid kogu aeg. Ja see tohutult kahandab iseennast, see tohutult kahjustab iseennast ja see kahjustab ka suhteid. Sest isegi sellisel juhul, kui teised inimesed arvavad, et aga sa oled äge, sul on õudselt head mõtted ja ma tahaksin nii-öelda kuulda neid, siis sa ei ole nõus neid andma, sest sa oled otsustanud, et mina ei esine ja mina ei tee selliseid asju. Siis sellisel juhul sa jätad taaskord nagu kõik ilma. Ja see on, et kui see on ühel poolt nii-öelda, kui ma võtan sellest inimese seisukohast, siis on see selline raiskamine, siis ta on suhete raiskamine. Aga tegelikult ma võtan täiesti praktiliselt, siis see on tohutult tüütu, sest kui mul on näiteks oma töös vaja abi, no hästi konkreetse näite, mul ongi, ma ei tea, koolitus või esinemine ja mul on vaja, et keegi ütleks nii-öelda siis sellele publikule, ükskõik kui suur see on, mingi teate edasi, mis tähendab, et ta teeb väikese esinemise. Ja kui see inimene on otsustanud, et mina ei esine, siis sellisel juhul ta ütleb mulle ei ja ta ei aita mind.
ja sellisel juhul on nii-öelda minu jaoks tööandjana või partnerina, aga mul ei ole sellise inimesega midagi peale hakata, sest mul ei ole tast abi. Ja kui me võtame nii-öelda kedagi kas tööle, võtame endale kedagi partneriks, siis me tahame tegelikult abi saada. Ehk ma ei võta kedagi kunagi tööle selleks, et ta teeks mu elu raskemaks, vaid tegelikult ma tavaliselt võtan kellegi tööle selleks, et ta teeks mu elu lihtsamaks kuidagimoodi või vähemalt ma saaks mingist jupist nii-öelda vabaks. Ja seetõttu see selline suhtlemise ja esinemise takistused ei võimalda sul tegelikult nii-öelda abistav olla. Loomulikult võib öelda, need, kes kogu aeg ütlevad jah abistamisele, aga nüüd me räägime sellest, et ma pean ennast kaitsma, ma pean ennast tagasi hoidma hirmust tulenevalt ja sellisel juhul ma ei ole vaba osalema spontaanselt elus, selles improvisatsiooni elus, kus ma kunagi ei tea, millisel hetkel nii-öelda juhtuma hakkab. Ja see on see, kui ma arvan, et ma pean valmistuma, eks ju, aga päris elu on spontaanne ja päris elu on impro. Ehk need asjad lihtsalt juhtuvad. Ja see siis omakorda tekitab neid nähtamatuid elusid, neid sellist nähtamatust. Ja see nähtamatus omakorda tekitab haiguseid ja see tekitab kurjust ja see tekitab viha ja see tekitab sellist mürki ja vastikuid keskkondasid. Ehk need nähtamatud elud ei ole ka toredad, kui nad omavahel kohtuvad. Nii et seetõttu see omakorda jälle niimoodi eskaleerib ja võimendab seda elude raiskamist. Ja ma arvan, et esinemisteemaga rahu tegemine on elule jah ütlemine. Ja see ei tähenda seda, et sinust saab maailma kõige suuremate konverentside esineja, aga see tähendab seda, et sa ei ärka hommikuti üles ärevuses, et appi, mis täna juhtub ja kas ma olen selleks valmis. Vaid ma hakkan uskuma, et küll ma olen piisavalt valmis sellisel kujul, nagu ma täna just siin praegu olen. Nii, mis see esinemine siis on? Ehk kui ma räägin ja ma tahan seda esinemise tähendust avardada. Mina arvan seda, et esinemine on lihtsalt üks eluoskus. Ja võib-olla kõige olulisem osa on, et esinemine ei ole tegelikult valik. Et nii nagu siin juba Kaia ütles, et käisin tööintervjuul, mis on omamoodi esinemine, siis ma arvan, et absoluutselt kõik iga päev esineme. Me lihtsalt ei anna aru sellest. Ehk iga kord, kui sa vajad tähelepanu, siis sa tegelikult ju esined. Ehk kui ma lähen poodi ja seal poemüüja tegeleb oma asjadega ja mul on vaja tema tähelepanu saada, siis tegelikult sel hetkel ma pean olema proaktiivne, kes loob nii-öelda publikuga kontakti, sest mul on tegelikult soov midagi saada, mis tähendab, mul on soov selle inimese käitumist kuidagi muuta ja mõjutada. Ehk mul on soov, et ta mulle kas midagi annaks, midagi teeks, midagi ütleks. Ja see on selle inimese käitumise mõjutamine. Ja see on nii-öelda see, mida see esinemine, eks ole, teeb. Nii et see esinemine juhtub tegelikult kogu aeg. Ja ma arvan, et avalik esinemine ei toimu ainult konverentsisaalis või aktusel, mis on... Ja probleem mõnes mõttes ongi, et kui me arvame, et esinemine tähendab ainult siis konverentsil või aktusel esinemist, sest sellest tekib eeldus, et ma saan alati valmistuda. Sest üldiselt konverentsi ettekanneteks me valmistume, meil on aeg valmistuda, eks meil öeldakse ette, et ma pean esinema, siis mul on aega seal ärev olla, aeg ei või jah öelda, aega kõiki asju teha. Ma arvan, et päris esinemine, et me treenime esinemist, oleme esinemise-olukordades kogu aeg. Kodus, tööl, sõpradega, sünnipäeval, poes, poe näite ma tõin juba, sünnipäeval olles, ma pean, ma ei tea, õnnitlema oma sõpra. Eesti sünnipäevad, jube tüütud, kuna kõik on nii uhked oma mitte suhtlemise, mitte esinemise üle, siis keegi isegi õnnitle tihti peale, ma ei tea, laua ümber, keegi julge, ma ei tea, kõnet pidada, toosti öelda, õnnitleda. Mul on olnud selline sünnipäev, kus ma saan aru, et enam inimesed ei julge öelda palju õnne sünnipäevaks. Kunagi ma olin oma sünnipäeval, olin oma tudengitega, siis meil oli selline õppelaager. Kõik teadsid, et mul on sünnipäev, see oli väga huvitav oli see olukord, siis see hommikusöögile tulemine. Mitte keegi ei öelnud mitte midagi. Ja kui meil algas sessioon, siis ma küsisin selle kohta, et miks see nii juhtus. No ja siis nad tunnistasid, aga keegi ei algatanud. Ja seal ruumis on 20 täiskasvanud inimest, ehk me ei räägi lastest või kellestki, või saadki aru, et see esinemishirm võib lõpuks takestada ka sellist üldviisakust või sellist üldinimlikkust. Samamoodi, ma ei tea, kodus, tööl, igal koosolekul me tegelikult ju esineme, eks.
kodus on vaja, ma ei tea, kellelegi teatada midagi, et nüüd võiks teha midagi teistmoodi või mul on elus midagi sellist või ma olen mõelnud midagi, siis see on samamoodi ju tegelikult sõnavõtt. Ja mina arvan, et nagu peaaegu kõik ametid on tegelikult nagu suuremal või vähemal määral tegelikult esinevad ametid. Kõik juhid on esinejad. Päris keerulised on juhid, kes kardavad esinemist, sest tihtipeale nad kardavad igasugust kommunikatsiooni, mis tähendab, et nad tihtipeale jätavad rääkimata olulised asjad. Ja nad räägivad tihtipeale kas mitte kunagi või liiga hilja. Kõik õpetajad on esinejad ja õpetajad on võib-olla üks selline hea näide, kuna minu kogemuse järgi väga julge enamus õpetajatest kardavad esinemist ja nende põhitöö meetod, mida nad teevad, on esinemine, siis ma arvan, et see on üks põhjus, mis pärast nad on ka väsinud. Ehk kuna seal on nii-öelda ühelt poolt on siis selline hirm, ongi selline ebapiisavustunne, siis teiselt poolt on see sunnitud selle sama asja tegemine, mis tähendab, et paratamatult sööb mind. Et ma ei saa olla täis loovuses, ma ei saa olla täis spontaansuses, ma ei saa olla täis inimlikkuses, sest ma pean ennast natukene kogu aeg kontrollima ja natuke kogu aeg kaitsma. Koosolekul osalejad. Ma arvan, te kõik olete olnud koosolekutel, kus inimesed ei võta sõna. Et see juht nii-öelda palub või sina ise oled see juht, kes palub, nii mis te arvate ja mitte keegi ei ütle midagi, et sa pead nagu kiskuma inimestest sõnasid välja. See on jälle selline, et kuna inimesed tihtipeale enam-vähem pelgavad osaleda ja nad pelgavad esineda, siis nad jälle taaskord nii-öelda röövivad seda energiat sealt ruumist ja mina nimetan, et nad lasevad nagu pallil maha kukkuda ja nad arvavad, et keegi teine peab seda palli kogu aeg õhus hoidma. Ettevõtjad, ma arvan, et sa ei saa ettevõtja tegelikult lõpuni olla, kui sa esinemisega ei lepi, sest turundust ei ole võimalik teha ilma esinemisi olemasolemise julguseta. Ma pean julgema selle kirja saata, ma pean julgema oma toodet tutvustada või oma teenust tutvustada, ehk ma pean lihtsalt paratamatult avalikult olemas olema, ükskõik kui väikesele grupile siis. Kõik teenindajad on ju pidevalt laval, eks ju, nemad saavad ju kogu aeg vahetut tagasisidet samamoodi. Kõik õppijad, kõik lapsevanemad, kõik lapsed tahavad midagi saada või lapsevanemad tahavad kuidagimoodi oma lapsed korralikult kutsuda, teevad ka ikkagi ettekande, eks ole, mõjutava ettekande lootuses, et publik siis nii-öelda, et nende käitumine saab mõjutatud. Nii et see esinemine on väga tavaline asi, mida sa teed kogu aeg. Küsimus on see, et kas sa teadvustad seda. Nii et, ja ma arvan, et see on nüüd ka üks selline trikk, et kuidas nagu sellesse võimesse nii-öelda jõuda, siis hirmust ongi seda teadvustada ja hakata märkama seda, et ahaa, et tegelikult ma olen nii kogenud, tegelikult ma teen seda kogu aeg ja tegelikult mul on väga palju praktikat. Ja kui ma saan sellest aru, et ma juba olen nii palju teinud, siis sellisel juhul on võimalik nagu arenema hakata teistmoodi. Ehk ma nii-öelda ei istu selles hirmus, vaid ma näen hoopis seda tohutut kogemuse pagasit, mis mul on ja ma hakkan arenema selle pealt. Ja see on hoopis teistsugune mäng sellisel juhul, et ma loodan, et sa juba nagu tajud, mismoodi see mäng läheb teistpidiseks, ehk ta ei ole selline hirmu ohjamine ainult, vaid ta on nagu võimekuse avastamine. Ja see on ju see, mis minu hinge paneb laulma. Niiviisi. Aga siis küsimuseks ju võiks tekkida, et kui see nii-öelda inimlikult on esinemine nii loomulik ja igapäevane asi, mida me nii ehk naa teeme, tahame või ei taha, meeldib või ei meeldi, siis võib küsida, et miks nii-öelda see esinemishirm siis ikkagi on. Ma ei lähe siin nii-öelda evolutsioonilistesse põhjustesse, kuigi seal on nii-öelda, kuigi ta on otseselt seotud. Aga ma arvan, nagu ühe lausena võiks öelda, et see esinemine on üks väga laetud nähtus. Ehk ta kisub pinnale ja nähtavale kogu su inimlikkuse, selles absoluutses kogu spektris. Ehk sel hetkel, kui ma selles rambi valguses siis olen ja sõltumata, sõltub, eks ju, et ma arvan, igaüks teist teab, et milline see sinu nii-öelda ärevuse ja hirmu aste on. Et kelles tekitab ühene publik tohutut stressi, kelle jaoks tundub, et ma ei tea, 50 publik on väga palju, kelle jaoks on 1000 publik väga palju, on väga palju inimesi, kelle jaoks 1000 publik pole mitte midagi, ühene publik on palju hirmutavam publik, eks. Et meil kõigil on nii-öelda see võhm ja taju ja ohutunne ja turvatunne on täiesti erinev, et mida me nii-öelda ära haldame ja mida me nii-öelda oskame. Aga igal juhul selle esinemisega ma olen siis selline paljaks kistult seal selle publiku ees
rambi valguses, valgusvihk on minu peal. Ma arvan, kes on ärev, nagu kellel on see ärevus, kes teab, et ka, ma ei tea, apteeki minemine, ma ei tea, apteeki ibuprofeeni ostmine, aga lähen midagi piinlikumat küsima, ma ei tea, on seal mingisugune piinlikum teema. Ehk siis ka sellisel juhul nagu see vajab sellist eneseületust, et kuidas olla selles tavapärases olukorras ja esitada selline küsimus, eks ju, et siis seal käivitub tegelikult täpselt samamoodi kogu see selline see ärevus, see esinemisärevus. Ja siis me paneme nagu lisaks veel selle, et üks asi on see, et ma kardan sellelt apteekrilt küsida või poemüüjalt küsida. Ja siis on erinevad olukorrad, kas seal ruumis on veel keegi, kas seal on kliente veel või oleme üksi, eks ju. Et see on omakorda võib juhtuda see, et mul on 2 publikut, mul on nii-öelda publik ees ja mul on publik selja taga ka, kes kõik kuulavad ja just nagu hindavad. Mis tähendab, et see olukord nagu kisub selle meie haprus esile, kõik meie need ebakindlustunded, ebapiisavustunded, ebakompetentsustunded, ehk kõik see on järsku nagu täiesti niimoodi sul näo ees. Ja siis me loeme sellest teise pilgust ju välja kõike, eks ole, mida me siis tõlgendame jälle taaskord, et kas tuleb välja, et ma olen veel ebapiisavam, kui ma enne arvasin, eks, et see on ju jälle see kõik, mis nagu see hirm nagu eskaleerib ja nagu teeb need värvid veel kirkamaks. Siis see inimlikkus tähendab seda, et kogu meie armastatavus, haavatavus, üksindus on järsku kandikul. Ehk me oleme väga-väga haavatavad sel hetkel, kui me esineme, ehk me oleme just nagu pallijad mõnes mõttes. See on see hetk, mis nii-öelda, kus tuleb välja kogu see sinu perfektsionismi tendents, mis siis tähendab selline kontrollivajadus, ehk seesama tunne, et kas ma olen piisavalt harjutanud või ma pole ju piisavalt, ma ei tea täpselt, ma pole piisavalt aega olnud, et mõelda. Ja see sõltub omakorda sellest, kui palju vigu sa tohid teha, eks ju, et kui palju sul on oma peas ekslikkuse ruumi, kui palju sul on luba olla ebatäiuslik, kelle iganes arvates siis. Aga see kõik on järsku niimoodi kontrastina sul nina ees. Siis tärkavad kõik need sisemised kurjad õpetajad ja sisemised kriitikud, eks ju, et kõik need hinnangud, reeglid, kõik need õiged soovitused, mida sa oled elu jooksul saanud erinevates vormides, need järsku kõik on seda sul peas ja siis järsku võid tajuda seda, et kuidas ma teen kõike valesti. Sest kuidagi moodi nii-öelda see eksaminant, see kurja kepiga tegelane seal peas niimoodi raputab pead ja vangutab pead, et kuidas saab üks inimene ikkagi selline olla. Nii et see kõik nii-öelda käivitub ja samaaegselt. Kuid siis on veel üks ja mina arvan, et väga paljude inimeste jaoks kõige hirmutavam element, et miks pärast see esinemishirm nagu nii tugev on. Ja see on kohtumine iseendaga. Ja kui need teised on see, mis tuleb välja nii-öelda see võrdlus teisega. Aga ma arvan, et esinemine ja see on nüüd põhjus, miks ma ütlen, et miks on esinemisega rahu tegemine nii võimas ja nii tohutult ennast arendav. Et see on päriselt võimalus iseendaga kohtuda kogu sinu täiuses ja puudulikkuses. Ehk see on see koht, kus ma saan, see on selline nagu enesearengu kiirendi, kui seda teha nagu targalt, hästi, hoitult. Ehk nagu see on see koht, kus ma seesama see ärevus, et kui ma nagu võtan seda nagu selle ärevuse nagu enda sisemise keelena, tänu sellele ma kohtan, milline on mu minapilt. Kui ma tänu sellele saan aru, aga ma kipun endast halvasti rääkima või endast halvasti mõtlema, see on see automaatne nii-öelda soovitus, aga sellega ma pean tegelema. See esinemise olukord, see on otsepeegel, mida ma arvan enda kehast, mida ma arvan enda stiilist, mida ma arvan enda juustest, ma ei tea, oma ninast, oma kõrvadest, no kõik, mis on, ma ei tea, jalad. Inimestel on ju tohutud põhjused, mis pärast nad ei saa esineda, ma ei tea, ongi, et mis mu mõtted on, mis mu hääl on. Eelmine aasta ühel suhtluskoolitusel oli üks noormees, siis tema oli seal selleks, et tema arvas, et ta suhtleb mähkides, et keegi ei saa tast aru, sest tema mähib. See oli nii tore, kuidas me selle nädala jooksul siis avastasime, et tema seda seostas selle mähkimisega. Või mul kunagi oli samamoodi üks noormees, et ta ei saanud esineda, ta ei saanud suhelda, ta ei saanud kellegi suhestuda, sest tal oli vist psoriaas. Ja see oli tegelikult küünarnukkide peal ja ta loomulikult ju kandis ainult pikkade varrukatega särke, aga see pikkade varrukate all olev nahaprobleem niimoodi võttis ta üle, et ta ei saanud tegelikult olemas olla, sest ta ei saanud teistega kohtuda, sest ta oli juba ette mõelnud juba 1000 sammu, mis võiks juhtuda, kui keegi teada saaks sellist asja. Nii et ta on nagu sellist, et kogu see enesekriitika või selline endast arvamine tuleb väga-väga võimendatult esile.
Ja kui seda osata kuulata, siis tegelikult on need vihjed, et kuidas nii-öelda õppida ennast armastama tegelikult. Ja see on see, mis siis selle esinemise kontekstis juhtub, eks ju, sest me ju eeldame, et teistel nende asjadega probleeme pole, sest me ju eeldame, et kõik inimesed, kes siiski esinevad, siis nemad tahavad seda teha, nad on palju harjutanud, nad on väga kogenud ja neile see väga meeldib. Ja see on nüüd see koht, kus ma nagu rõhutan, et algajad ja kogenud esinejal ei ole mitte mingit vahet. Ehk tegelikult samamoodi julgemine lihtsalt paratamatult enamasti näeb enesekindel välja. Ja see, et inimesed arvavad, et nende käed värisevad, siis tavaliselt teised ei näe seda. Ja isegi kui nad seda näevad, siis nad elavad teile tohutult kaasa, mitte ei hinda, eks ju, mitte ei taha inimestel käsi maha lõigata. Nii et see esinemine ja ma loodan, et see on ka selline mõte, mis võiks anda sulle sellist innustust, et kuidas ennast armastada selles olukorras, et jah, ma kardan, et äkki ma ei meeldi, see on okei, eks ju. Et kuidas ma lepin nii-öelda sellega, aga ma olen selline, nagu ma olen. Või see, kui ma saan aru, et ma nii-öelda annan endale esimesena peksa, siis äkki oleks nii-öelda aeg iseendaga sõbraks saada. Nii et ma loodan, et nagu kõik see esinemishirmuga kaasnevad mõtted võiks muutuda nüüdsest alates sinu juhiks hoopiski ja selliseks innustavaks ja hoidvaks ja toetavaks juhiks, mitte siis sinu mahatampijaks. Sest see on see, mis häda on, et kui sa lähtud hirmust, siis sa mõnes mõttes tegeled valede teemadega. Nii, aga mis siin siis, kuna ma ikkagi pealkirjas ütlesin, et see esinemishirm on kahjulik isegi siis, kui sa ei esine, siis ma nüüd olen muutnud selle nimegi, et kuna ma arvan, see esinemishirm ei ole hea sõna, mida üldse enda puhul kasutada, las see hirm olla, ma siis nimetan hetkel seda esinemishädaks. Mingi häda on esinemisega, ükskõik mis vormis ta siis sinu puhul on. Ja siin, kuna neid põhjuseid on hästi palju, aga valisin hetkel mõned, et kuidas see kahjustab sind ja kuidas see kahjustab tegelikult teisi. Selleks, et saada aru jälle taaskord, et miks on mõistlik natuke sellele otsa vaadata. Ehk mis siis juhtub iseendaga? Mõningaid asju ma olen siin juba maininud. Ehk hirmudel, et kui sa võtad ükskõik millise hirmu, et siin me räägime esinemishirmust, aga tegelikult on igasugusel hirmul on probleem see, et kui sa hakkad uskuma, et sina oledki selline inimene, mis tähendab, et sa võtad selle hirmu osaks enesemääratlusest, osaks iseenda identiteedist, ehk sa hakkad just ennast kirjutama. No seesama asi, mina ei ole esineja tüüpi inimene. Sellisel juhul ma usun, et see just nagu on, ma ei tea, geneetiline või kultuuriline või mis iganes see põhjendus või õigustus on, mis sa ütled. Aga fakt on see, et sellisel juhul see hirm saab võimu ja see hirm hakkab sind juhtima ja hirm hakkab määratlema. Ehk see hirm kaaperdab sind, mis tähendab, et sina ise ei pääse enam nii-öelda löögile. Ja ma usun, et sa tead seda, võib-olla sa saad aru iseenda puhul, millest ma räägin, võib-olla sa oled näinud teiste inimeste pealt seda, mida tähendab, et sina näed, et see inimene on väga-väga äge ja väga võimekas ja väga huvitav. Aga kuna tema on otsustanud nii-öelda olla hirmus, siis sellele ei pääse ligi. Nad võivad isegi päris kurjad olla, nad on väga nagu tõrjuvad ja nad ei võta ühtegi kiitust ka vastu, eks just nad ei ole nõus sellega, sest nad on otsustanud olla see hirm ilmtingimata. Mis ühesõnaga, ehk siis esimene punkt on see, et sind põhimõtteliselt ei saa lihtsalt olemas olla. Ehk sa loobud nagu mõnes mõttes iseendast ja siis sa oled kaaperdatud. Selline terrorist on sind ära kaaperdanud. Ja sellisel juhul, kui niisugune asi juhtub, siis on päris loogiline, et tegelikult selline enda austamine ja väärtustamine ei ole võimalik. Ja see, kui ma iseennast ei austa ja väärtusta, siis sellisel juhul ei ole võimalik, et ma arvaksin, et ma olen minu elus oluline või et ma arvaksin, et ma olen piisav. Vaid sellisel juhul ma olen ilmtingimata väike, väetike, vilets, kõver, ebapiisav, mis tähendab, et ongi targem olla nähtamatu. Nii et ühel poolt ma jätan iseendast ilma ja selle tulemusena ma jätan tegelikult ennast elust ka ilma, eks. Ja mina arvan, et on ikkagi probleem, et ma tean, et hästi paljudes võib tekkida reaktsioon see, et aga ma ei pea ju olema oluline ja ma ei pea olema tähtis. Siis ma arvan, et siiski, et kui hakata mõtlema, et on ikkagi natuke probleem, kui sa arvad, et sa pole oma elus oluline või et sa ei peaks olema oma elus oluline. Ma ei räägi seda, et sa oled kõige olulisem, aga ma arvan, et mina oma elus võiksin siiski olla peategelane, mitte kõrvalosas. Nii et seetõttu see nii-öelda olulisusega leppimine ja oluline olemine ei tähenda seda, et teised on vähem olulised, vaid me oleme võrdselt olulised. Aga see, mis tihtipeale juhtub selle hirmu tagajärjel, et ma arvan, et teised on olulisemad,
ja mina ei ole oluline või see, mis kõige hirmsam asi, mis juhtub, mis on see järgmine etapp, et mina pole oluline ja sina pole ka oluline. Et me nii-öelda ei luba mitte kellelgi olulisena ennast tunda. See on ka võib-olla selline seisund, mida ma usun, et paljud tunnevad ära ja on kogenud seda, et mida näiteks läbipõlenud inimesed võivad hakata hästi lihtsalt seda tegema, et nad nii-öelda ise ei kaitse ennast, aga tegelikult nad nagu õudselt kahjustavad kõiki teisi inimesi ka. Nii, ja selle tagajärjel jääd sa siis niimoodi kaane alla elama. Ja sa jääd sinna igaveseks. Lõpuks see gaas võib roostatada kinni ja siis on väga raske seda lahti saada, aga lahti saab alati, et seda ei ole vaja muretseda. Ja see tähendab seda, et sa ei saa kasvada ega edasi liikuda ja selle tagajärjel sa jääd ju loomulikult ka võimalustest ilma. Ja nii väikestest kui suurtest võimalustest, ehk kõik võimalikest võimalustest. Ja see on nüüd jälle see koht, kus ma tean, et paljud inimesed, kes on ebakindlad, sellised endast mitte liiga hästi mõtlevad inimesed nagu mõtlevad hästi palju 0-st ja 100-st, eks ju, et kui ma nüüd täna olen nähtamatu, et kas ma homme pean presidendiks saama või homme pean täpselt esinema kusagil suurel konverentsil, siis ma alati tuletan meelde, et 0 ja 100 vahel on 99 numbrit veel. Ehk inimesed, kes on nagu muutunud nähtamatuks, siis tegelikult neil on vaja võib-olla number 2 peale kõigepealt saada, et tegelikult eesmärk ei ole nii-öelda 100 peale saada. Nii et, aga tuleks nagu natukenegi võiks olemas olla siiski ja natukenegi nii-öelda neid võimalusi kasutada. Siis selle tulemusena kõik, et on, mis on, siis tegelikult meie selline üks baasvajadusi, meil on oluline olemise vajadus ja kui ma jään sellest ilma, ehk ma jätan iseennast sellest ilma, siis selle tagajärjel tegelikult enesekriitika ja enesekeskus kasvavad. Ehk ma muutun üha rohkem hirmunumaks, ma muutun üha rohkem ennast kaitsvaks ja ma muutun enda suhtes kriitiliseks, sest ma ju kogu aeg tõestan endale seda, et ma olen vilets ja ma teen kõike selleks, et seda muudkui nagu nii-öelda toita ja sellisel juhul nii-öelda ma paratamatult nii-öelda sulgun, mis tähendab, et ma lähen enesekeskseks, ma lähen enda sisse ja ma näen ainult iseennast, mis tähendab, et minu empaatiavõime, osavõtlikkusvõime, hoolimisvõime kahanevad ja väga võimsalt kahanevad, sest mul lihtsalt ei ole ressurssi, et näha teist, sest ma pean iseennast ellu jätma. Ja siis selle tagajärg on loomulikult see, et nagu need hirmud nagu ka teisenevad. Ehk lõpptulemus on see, et sa kardad kõiki uusi olukordi ja sa kardad teisi inimesi juba rohkem. Mis tähendab, et hirmul on nii-öelda, mida rohkem ma talle süüa annan, seda suuremaks ta läheb, eks ole, ja see koletis kasvab sellisel juhul. Nii et siin see kole pilt on nüüd, vabandust, et ma nii koledat juttu siin räägin, aga kuna ma olen seda lihtsalt nii palju pealt näinud ja see on nagu nii kurb ja see lõpuks on, ja kui see jõuab nii-öelda pensionikka näiteks, siis sellisel juhul, ma ei tea, see on sinu ema näiteks või sinu mõni teine lähisugulane ja sina oled kuidagimoodi vastutav selle eest, siis sellise mitte olemasoleva inimesest hoolitsemine on nagu võimatu tegelikult. Ehk kui me siin nagu, et kui sa oled siin tööealine või kui ma ei tea, käid koolis, siis me räägime nii-öelda võimalustest, aga tegelikult sellele nagu palju pikema nagu palju hirmsamad tagajärjed tegelikult, et mida tähendab näiteks pensioniealine inimene, kes ei julge enam olemas olla, et ta nagu ei saa elada, siis see on kohutav talle endale, aga ma arvan, see on nagu 10 korda kohutavam tema lähedastele tegelikult. Nii et seetõttu see on jälle selline, et kui sa respekteerid teisi inimesi ja sa ei taha, et nad muretseksid sinu pärast, siis selles mõttes nagu püsi elus, eks ju, et püsi plastilisena ja püsi osalevana. Ja siin ma loodan, et saate aru, et ma ei räägi mingist edust või ma ei räägi siin mingist suurtest mõtetest, vaid ma räägin täiesti nagu sellisest nagu mängulisest, vabast, spontaansest elus osalemisest. Ükskõik mis mahus, ükskõik mis vormis sa siis sinu jaoks nii-öelda ideaal on, aga lihtsalt, et sa oleksid olemas ja sa ei peaks kartma seda igapäevast elu. Nii, ja mis siis juhtub teistele, kui sinul on esinemishäda? Siis et nad on selles mõttes ju otseselt seotud, eks ole, et kui sina ise oled seal nii-öelda nähtamatu ja puntras ja kuri ja enesekeskne, siis on päris loogiline, et see mõjutab ka teisi inimesi. Ja kuidas siis? Ehk siis see enesekeskne kaitsev osalemine ei võimalda sul ilmselgelt osaleda. Ja häda sellel enesekeskel ja kaitsval osalemisel on see, et sa ka ei näe seda, et sa ei tee seda, mis tähendab, et tihtipeale nagu ta on niisugune äraspidine. Üks variant, nagu parem variant mõnes mõttes on need inimesed, kes on sellised arglikud, ehk nad küll just nagu tahaksid, aga nad ei julge, siis nendega on nagu teha midagi.
aga väga palju sellist perfektsionistlikku enesekesksust võtab sellise nagu rahuloleku vormi. Ehk mina otsustan, kuidas asjad käivad ja mina nüüd osalen siin nii, nagu mina tahan. Ehk see asi käib minu reeglite järgi ja mina ütlen ei või jah, nii nagu mina otsustan. Mis on iseenesest nagu just nagu selline enesekehtestav ja enesekindel nagu olek. Aga kui ta on mitte plastiline, sest ta ei suhestu, vaid ta on nagu müüritud, siis sellisel juhul need rahul olevad inimesed ei märka seda, et neid ümbritsevad inimesed ei ole rahul. Ehk tegelikult seal ruumis on ainult nemad ise väga rahul oma selles kindluses, mis tähendab, et nad isegi ei näe enam, et nad ei panusta ja nad tegelikult kurnavad ruumi. Nad ei aita kaasa energiale, voolule, vaid nad on tarbijad. Nad nii-öelda saabuvad, siis nad tarbivad omadel tingimustel. Ja see, mis juhtub tarbimisega, on paratamatult, kui me oleme tarbija olukorras, siis sellega käib kaasas ka teatav kriitilisus, hinnangulisus, võrdlemine, eks ole. Et kui ma olen selline tarbija olekus, siis ma olen klient ju ja siis ma nii-öelda, mul on õigus arvata, õigus anda tagasisidet. Ehk siis jah, inimesed muutuvad kriitiliseks, hinnanguliseks, võrdlevaks ja isegi siis, kui see on positiivne. Ehk osad inimesed muutuvad nii-öelda imetlevaks. Nad ise ei julge midagi teha, aga nad tohutult imetlevad teisi, et nad just nagu tohutult kiidavad teisi. Siis tegelikult on see ikkagi selline võrdlev, kriitiline ja hinnanguline, mis tihtipeale on kõige hirmsam asi, mis võib juhtuda algavate julgejatega. Ehk kui nad esimest korda julgevad ja siis nad saavad tohutu kiituse osaleks, nad tihtipeale lähevad nagu sinna karpi tagasi. Ja siis need arad, nagu imetlejad on vahel kõige ohtlikumad imetlejad. Nii et see on ka jälle selline võib-olla äraspidine ja naljakas näide. Nii, siis üks selline praktiline asi, mis läheb kaduma, on ikkagi sinu vaatenurk. Sest on, mis on, ükskõik kui heaks või halvaks ennast pead, siis sina näed maailma ja tajud ja koged maailma täiesti unikaalse nagu taju läbi. See, kuidas sina tajud, see, mis on sinu sümbioos, see, mis on sinu nagu süntees asjadest, see, mida sina lugenud oled, kogenud oled, näinud oled, siis sellest tekib täiesti unikaalne filter läbi, mille sina maailma näed. Ja see võib olla väga kasulik. Ja see on nüüd see koht, kus koha peal see ütlus, et ma räägin siis, kui mul on midagi öelda. Tegelikult see, mida ma siin hetkel räägin, siis mul pole õrna aimu, kas see on kasulik. See, mis ma saan teha, on, et ma panen kogu oma südame sellesse, ma seisan oma sõnade taga ja ma loodan, et see on teistele kasulik. Aga tegelikult tähenduse sellele, mis ma siin hetkel räägin, ei anna mina. See tähendus, mille mina annan nendele asjadele, on lihtsalt minu tähendus. Tegelikult tähendus annad sina sellele, mis ma räägin. Ja see ei ole mõnes mõttes minu asi hinnata, kas sa teed seda õigesti või valesti, sest see ei ole isegi võimalik. Sest tegelikult ka sina ei tea, mis tähendus sellele annad, mis mina, eks ju, mis ma siin hetkel räägin. Ehk kõik, mis ma räägin, ju käivitab kohe mingisugust mõtlemist. Mingid sinu näited, mingid sinu mõtted, mingid sinu reaktsioonid. Nii et tegelikult võib öelda seda, et sa isegi ei ole võimeline mind kuulama, sest mina olen kui katalüsaator, mis käivitab, ma olen nagu võti ja siis sellisel juhul läheb sinu lugu siin, eks ole, nii-öelda käima. Ja see, kui sina jätad nii-öelda ise rääkimata, siis tegelikult mina ei saa toitu. Ja mina jään ilma sellest ja pluss kogu see teadmine jääb sinu sisse kopitama ja kopitavad asjad lähevad haisema ja halvaks. Ja siis lõpuks sealt keldrist tuleb paha lõhna ja siis ei ole väga tore. Nii et ühesõnaga, et see, kui ma nii-öelda ei anna ennast nagu välja, ma ei räägi siin, et ma pean nagu igal pool kogu aeg rääkima. Aga lihtsalt see, et kui ma mitte kunagi ei anna, eks, see tähendab seda, et ma neid ruume ja neid olukordi ka ei mõjuta, ma ei algata ja sellisel juhul ma elan reageerivat elu. Ja see reageeriv elu taaskord muudab tarbijaks, kriitiliseks, sest sellisel juhul ma nagu reageerin sellele, mis teised mulle annavad, aga ma tegelikult kunagi ei küsi, mis ma vajan, ma ei ütle, mis ma vajan, ma ainult reageerin kogu aeg, ma kommenteerin kogu aeg, eks ole. Et ma ei tea, minu koolis on põhireegel on see, et kommenteerida ei tohi. Sa võid rääkida ainult oma mõtteid, aga see mõte ei saa olla reaktsioon teise mõttele. Sa ei saa kommenteerida teise mõtet, vaid ütle enda mõte. Ja see on nüüd jälle see, et igaüks peab esinema, mitte see, et ma ainult kogu aeg kobisen. Nii, ja siis see viimane võib-olla punkt, mis ma siin välja toon, ongi see, et sa ei näe oma osa ega võta vastutust ühise ruumi eest. Ehk nagu ma siin juba enne mainisin, ehk sa oled kohutavalt tüütu.
sa oled tüütu juhina, sa oled tüütu alluvana, sa oled tüütu teenindajana, sinuga ei saa kontakti, sa oled tüütu kliendina, sa oled tüütu lapsevanemana, sinuga ei saa kontakti, sa oled tüütu lapsena, sest mina põhimõtteliselt ei suhtle. Ja sellisel juhul on oht, et sa ütled alati ei. Et kuigi see on väga populaarne on õpetada inimesi, et peab ei ütlema ja ma arvan, et ei ütlemine on kohutavalt oluline oskus. Ainult selle oht on see, et kui seda õpetada nagu liiga kõvera minapildiga inimestele, siis nemad võtavad seda tohutult südamesse ja nad treenivad selle nii heaks, et nad isegi ei märka, et nad mitte kunagi ei ütle jah. Nii et seetõttu on minu kogemuse järgi tihtipeale on vaja paljudel inimestele õpetada, kuidas öelda jah. Sest sellisel juhul saab eluga käima hakata, et seetõttu on taaskord tasakaal on oluline, et ei oleks ainult eid. Niiviisi, aga siis tekib ka küsimus, et kus see esinemishirm tuleb, sest ma arvan selleks, et seda lohet taltsutada on, vähemalt minule isiklikult töötab see, et kui ma suudan läbi mõelda nagu mingid asjad või ma saan aru, siis sellisel juhul ma saan ka teha midagi. Ehk sellisel juhul ma ei ole nii-öelda sellise tormi käes, et minuga juhtub midagi, aga kui ma nii-öelda teadvustan ja mõtestan ära, siis tekib must see nii-öelda võim. Ehk must tekib ka selline loovus ja leidlikkus ja sellisel juhul ja võib-olla see oluline on see, et ma saan aru, mis probleemiga ma lahendan. Ehk kus siis see esinemishirm tuleb? Esimene põhjus, miks esinemishirmu nii palju on, sest eeskujusid on jalaga segada. Ehk tihtipeale vastupidiste eeskujude leidmine tegelikus elus paljudel inimestel ei ole ligipääsu. Ehk väga paljud inimesed omavad eeskujusid ja õpetajaid, kuidas karta esinemist, aga nad ei kohtu inimestega, kes vastupidist õpetaksid. Ja seetõttu on väga suur oht, et ka sina ise oled esinemishirmu eeskuju ja õpetaja. Ja see on miks minu jaoks on nagu väga oluline, et miks näiteks lapsevanemad enne laste saamist võiksid esinemisega rahu teha, sest vastasel korral nad isegi ei tea seda, kuidas nad seda hakkavad oma lastesse õpetama. Mida väga paljud emad väga oskuslikult teevad ja ka isad, aga lihtsalt emad teevad seda võimendatult. Õpetajad samamoodi. Siis teine põhjus, miks pärast esinemishirm on kõige inimlikum, see on tegelikult tohutult mugav. Ja ta on väga turvaline ja ta on väga kasulik. Ja enamus inimesed on kogenud, et esinemise kartmine on palju kasulikum kui esineda julgemine. Sest vähemalt meie ühiskonnas on arglik, tagasihoidlik, vaikne, mitte segav laps eelistatum aktiivsele, julgele, pealehakkavale, esinevale lapsele, mis tähendab, et tihtipeale see esinemishirm ja selline need reaktsioonid, mida me siis saame, me kogeme seda väga-väga-väga varakult ja me näeme pealt, kuidas seda kas narritakse, kommenteeritakse, mis tähendab, et targem on mitte see olla. Nii et ja samamoodi, nagu ma siin rääkisin, et see esinemishirm annab mulle ka ju on väga mugav öelda see ei, et isegi, et ma nagu ei peagi märkama, et sul on abi vaja, ehk mina ei pea pingutama. Küll sa ära talud, küll sa hakkama saadaks. Et ta on igatpidi mugav ja turvaline ja kasulik, nii et seetõttu, kui ma ütlen, et ta on kahjulik, siis see on nagu teine ots, aga tegelikult nagu praktiliselt võttes on ta igatpidi kasulik värk. Nii et selles mõttes on nagu igal ühel on vaja valik teha, eks, et kumb on parem. Siis kolmas põhjus, mis ma tooks välja, on see, et seda esinemist tegelikult ka ei õpetata. Ehk seda kuidagi eeldatakse, et see juhtub iseenesest. Ehk ma arvan, siiani tegelikult koolides, vähemalt see, kui ma ei tea, ma olen ülikoolis töötanud, koolides töötanud, siis tegelikult sellist teadvustavat, julgustavat esinemise nagu õpet või juhendamist ju tegelikult ei ole. Et kõik õppijad või töötajad peavad kuidagimoodi lihtsalt oskama ettekandeid teha. Siis nad teevad neid halvasti, keegi tagasisidet ei anna ja keegi ei aita neil nii-öelda paremaks saada või peegeldada seda, mida nad hästi teevad või mis on nagu selline asi, mida saaks timmida, mis tähendab, et lihtsalt aastast aastasse inimesed kuidagimoodi saavad hakkama ja jäävad ellu. Ehk siis päris palju on tegelikult sellist nagu suhteliselt mõttetut, toetamata hindega ja traumeerivat õpet. Et seetõttu see on jälle selline, et hästi lihtne on arvata, et nii-öelda kõik on minus endas kinni, aga ma arvan, et tegelikult nagu meie keskkond tegelikult nagu toidab seda esinemishirmu päris aktiivselt. Siis on meis loomulikult ka teadmine ja uskumus, et esinevad ju ainult parimad.
ja teatavasti mina see kindlasti ei ole, eks ole. Nii et ja siis on selline sama uskumus, mida ma olen siin korduvalt juba öelnud, et lihtsalt see uskumus, et osad on seda tüüpi ja neile meeldib ja nad tahavad ja see on nende loomuses, see on juba geneetiline ja kultuuriline ja nende perekonnas ja ema piimaga said selle kaasa ja teatavasti mina ei ole taaskord see. Ehk see on jälle selline järjekordne nii-öelda enesemääratlus ja selline õigustus, ehk siis miks siis mina ei võiks olla nii-öelda võrdselt teiste hulgas. Ja küsimus ei ole, nagu ma siin nüüd rõhutan, küsimus ei ole see, et mina olen teiste ees, vaid ma olen võrdselt teiste hulgas. Et seal on minu meelest nagu väga-väga suur vahe. Siis on, mis on, me oleme näinud väga palju halbu kogemusi, me oleme kogenud neid nii isiklikke kui ka pealtnähtud. Ja siin on nüüd see koht, kus ei ole vahet, kas ma olen seda ise kogenud või ma olen näinud, mis teisega on juhtunud. Või kui näiteks samamoodi, et miks on ohtlik see, et kui sa oled nagu hirmus ja sa oled see kriitiline kartja, mis tähendab, et sa ise ei tee, aga sa kobised kõigi kallal, sa oled tohutult arva ja tohutult kriitiline, siis sellisel juhul ega sa loll ei ole. Et kui sa oled kuulnud seda, kui halvasti teiste kohta räägitakse, miks peaks mina minema ja laskma enda kohta niimoodi rääkida. Ja see on nüüd jälle see koht, kus on nagu üks nipp, et kui sa tahad hakata vähem kartma, siis ära kobise teiste kallal. Ehk sellisel juhul nii-öelda tunnusta proovi, katset, ükskõik kui halb see oli, et nagu tunnusta katset ja õpi sellest, võta nippe ja tee selles mõttes nagu paremini või saa aru, et ta jäi siis kellu, eks, isegi kui ta nii tegi. Aga nagu hoia tagasi sellist nagu kritiseerimist, arvustamist, eriti kui sa oled pelglik, siis see on üks väga-väga halb komme, mis ainult tegelikult mürgitab sind ennast ka. Ja võib-olla viimane nagu punkt, mis minu meelest on, see on jälle selline nagu ohtlik punkt mõnes mõttes, mida välja tuua, siis ma arvan, et kes on sellised natukene kõvera minapildiga esinemiskartjad, siis minu kogemuse järgi sellised tavapärased avaliku esinemise koolitused neid ei aita, sest nad on hästi tehnilised, nad nagu õpetavad sellist natukene manipulatiivseid tehnikaid, et just nagu on olemas mingisugune õige viis olemiseks ja liigutamiseks ja kuidas siis seal rõhutatakse ikkagi, et sa pead väga palju harjutama ja mis ei ole tegelikult nagu, see ei ole mõistlik, sest ma arvan, et nagu valdav osa esinemise elus ei saa harjutada, koosoleku esinemisi ei saa harjutada tegelikult, et mis tähendab, et ja samamoodi see selline õige tehnikapõhine esinemise õpetamine tegelikult üldse ei anna lava sinu unikaalsusele ja sellele päris esinemisele. Ja tihtipeale need koolitused võivad isegi anda nagu lõpuks sõnumi, et nagu kinnitada, et sina ei ole see inimene, kes on loomulikult hea suhtleja. Ja see on hästi-hästi kahju ja mina arvan, et see on tohutult ohtlik, kui see niigi selline habras nagu enesehinnang saab veel kinnituse mingil koolitusel, et mina sa ei ole. See tihtipeale juhtub ka selliste ettevõtluse alustamise koolitustel, et inimesed lahkuvad teadmisega, et ahah, mina ei ole selleks valmis. Ja mulle tundub, et osad esinemiskoolitused teevad sama asja. Ja see on üks väga-väga ohtlik lugu. Nii et, ja samamoodi, kui me räägime, et kes on see nagu mõjus esineja, et siis see on, nagu, see on lihtsalt nii nagu suhteline asi, et ei saa öelda seda, et on olemas miks on õige viis. Ja siis me näeme neid õigest esinejaid, nad on tihtipeale väga igavas, kõik ühesugused. Niiviisi, aga nüüd liigume siin, läheb natukene ikka üle, aga las läheb siis. Ehk mis see minu väide on, et kõigil on esinemisvõime, et kui me siin enne rääkisime, et see esinemishirm on tavapärane ja ta ongi selline inimlik nii-öelda loomulik kaitsemehhanism, eks ole, sellise hirmutava olukorra eest. Aga siis tegelikult, kui me vaatame seda spektri teist otsa, siis absoluutselt kõikidel inimestel on esinemisvõime. Keha on sul olemas, mis iganes vormis, kui palju ta liigub, siis kui sul keha on, siis nii-öelda, mis tähendab, et sina oled, eks ole. Sellisel juhul on nii-öelda see anum, mis võiks esineda, see on olemas. Juba väga oluline ressurss. Hääl on, rääkimisvõime on. Kõige tähtsam esinemise asi on see, et aga rääkida sa oskad ja häält oskad teha. See, kuidas ma häält kasutan, kuidas ma diktsioon, see kõik on arendatav. Aga küsimus on see, et see baasressurss on mul juba olemas. Ma ei pea õppima mingisugust ekstra esinemise häält või ekstra esinemise rääkimist. Kui sul see mingisugune esinemise olukord on, siis võiks öelda, et see aeg on nii-öelda, see hetk on olemas, eks ju. See on jälle see, et ja see on nüüd vaja täita või seda kasutada kuidagi moodi.
mõtlemisvõime sul on olemas, sellest sõltub see, mis see sisu nüüd on ja see on nüüd küsimus on, et kuidas sa üldsegi mõtled, mis on, et mida sa siis ütled ja see on see aspekt, mis on enamus inimeste jaoks nagu see kõige suurem probleem, see on seesama see ebakompetentsus, aga kust ma tean, et see on õige, mis ma ütlen, siis ma ütlen, ei teagi. Ehk seda sa õpid praktika käigus ja sa õpid seda eneseteadvustamise käigus ja sa õpid seda selle käigus, kus sa õpid nagu nii-öelda aru saama, aga mida ma tahan öelda üleüldsegi. Küsimus ei ole selles, mida teised kuulda tahavad, aga mida mina tahan öelda, mis see nagu nii-öelda minu elusõnum on, mida mina levitada tahan, eks. Ja siis sellisel juhul on küsimus, et kas ma räägin õigetele inimestele. Et see on nüüd, et kuidas see mõtlemine läheb kokku nagu elukogemusega ja siis see publik. Ja see on see, mis juhtub ka paljude nende esinemiskartjatega, on see, et võib-olla sa räägid väga-väga head asja, sa räägid lihtsalt valedele inimestele. Ja see on nüüd jälle see, et kui ma nii-öelda ei teadvusta seda, ja sellisel juhul ma nagu meeleheitlikult räägin kogu aeg nendele valedele inimestele seda mõtet ja saangi negatiivset tagasisidet, siis on nagu võimatu, et see lõpuks poleks mürgitatud. Ja ei ole võimalik, et sa sellisel juhul lõpuks ei ole nagu kössi vajunud ja tunned, et ma olengi ebapiisavaks. Nii et seetõttu on nagu, need on sellised, ma arvan, olulised nagu ressursid, mida teadvustada, et need on nagu aspektid. Kõiki saab arendada ja kõiki saab muuta, aga selleks taaskord pean mina olema nii-öelda see, kes juhib seda mängu ja kes märkab ja otsustab, et kuidas ma nüüd seda täna kasutan, eks ju. Et siis, kuna ma nimetan, et esinemist on nagu buss, et ma viin mingisuguse teate kohale, eks ju, punktist A punkti B, siis see bussijuht võiksid ikkagi sina olla. Nii et lõpuks on see küsimus siis selles, et kuidas sa neid kõiki aspekte kasutad ja millele sa keskendud. Ehk see oskus on siis enesemeisterlik enesejuhtimine ja lõpuks on tegelikult küsimus lihtsalt sooritamises. Küsimus ei ole väga heas sooritamises, vaid tihtipeale on vaja lihtsalt sooritada ja küll see olukord siis ütleb, et kas läks hästi või mitte. Et sina teed lihtsalt pingutuse ja annad endast parima. See on see, mida sa saad, see on see maksimum, mida sa teha saad tegelikult. Ja lõppkokkuvõttes kõik sõltub sellest, millel su fookus on. Ehk ma arvan, et siin saad juba aru sellest, et kui su fookus on värisevatel kätel, siis ei ole võimalik, et sa mäletaksid, mis sa ütlema pead või ei ole võimalik, et sa näeksid publikut. Eks ju, kui su fookus on sellel, et inimestele see kindlasti ei meeldi, siis usu mind, sa leiad publikust inimese või sa selles ühes apteekri või mingisuguses näomiimikas sa kindlasti leiad tõestuse, et sa ei meeldi talle. Ehk esinemise puhul mõnes mõttes nagu on vaja keskenduda sellele, mida ma öelda tahan selles hetkes, eks ju, ja mul on vaja ja küsimus on see ankur. Ja see on nüüd see, mis see ankur see on, et see, mida mina õpetan, on nii-öelda see, et millest kinni hoida. Et see, et ma kardan ja olen seal paljas ja olen üksi ja olen haavatav ja kahtlen, kas ma olen armastatav ja kas ma üldsegi meeldin, siis mul on vaja midagi, millest kinni hoida. Vahel on see aeg. Näiteks minu jaoks on see, et kui mina kardan, siis see, mis ma endale ütlen, 1,5 tunni pärast on see läbi. Täna ma tean, 1,5 tunni pärast on see kindlasti läbi. Ükskõik kui palju ma kardan või ma teen mingit pikemat asja, ma tean, et ma elan need paar tundi üle või vahel on see terve päev, õhtul on see läbi. Et annab nii-öelda see minu ankur, on see nii-öelda ajamääratlus, mis ajal see nii-öelda see tead, millal see lõpp on. Ankur võib olla minu keha ja ma tean, et ma seisan tugevalt, ma panen selga riided, milles ma tunnen ennast mugavalt, ehk ma ei tea, näide, et ma nii-öelda tunnen oma riideid, mille puhul ei tekiks higilaikusid kaenla alla. Taaskord tundub naljakas näide, ma arvan, kõik teavad, kui oluline see tegelikult on. Ja see on asi, mis on 100% minu kontrolli all. Ehk kõik need või samamoodi, ma ei tea, mõtlemine, et mida ma tahan öelda, teen märkmeid, mõte jookseb kokku, loen, palun, ütlen kohe, mis tuleb. Ja see on see nüüd see ankurdamine, ehk mis on see sang, millest ma saan kinni hoida. Nii et see on jälle selline, tegelikult on lõppkokkuvõttes on küsimus mõtlemises ja ma loodan, et nagu see slaid võiks olla see vastus, mida teha esinemisärevusega. Ehk nii-öelda kontrolli oma fookust ja kontrolli oma ankrut ja nagu teadvusta, mis su need ressursid on. Et su keha ja su hääl ja see kõik on sinu ressurss, mis sind tegelikult toetab, mis sind raamib, mis sind hoiab. Ainult sina pead oskama neid näha ja neist kinni hoida, eks ole. Nii et see ärevus võib olla, aga tegelikult et küsimus on jah see, et millest ma kinni hoian. Niiviisi. Ja siis on ikkagi alati see küsimus, et seesama, et kui enne oli, et see uskumus, et esinevad ainult need, kes on väga head ja mina see kindlasti ei ole. Ehk siis, kui ma tahan nüüd selle mõtte ümber lükata, siis on selline hea küsimus, et kui hea peab üldsegi olema. Et piisav olla.
siis kõige esimene asi on see, et väga hea on väga lai mõiste. Ehk kui olles kuulnud väga paljusid esinejaid ja näinud ja toetanud neid, siis ma ei saa öelda, milline on kõige parem hääl, sest on väga palju väga tugevaid hääli, mida on väga raske kuulata. Ja on väga palju väga madalaid ja väga õrnasid ja väga vaikseid hääli, mis on nii võimsad, et kõik vaikivad ja kõik päriselt kuulavad. Nii et tegelikult see, või samamoodi mingi kehaasendid, ma arvan, et olete näinud seda, et ongi, et ma olen väga palju näinud esinejaid, kes teevad lava peal kõike valesti. Et kui sa võtad need nii-öelda esinemistehnika koolitused, nad teevad oma kätega kõike valesti, oma jalgadega kõike valesti, nende riided on kõik valesti, nende miimika on valesti, nad räägivad kiiresti ja ometi on nad tohutult mõjuvõimsad. Nii et seetõttu see väga hea, et see ainukene asi, mida on vaja nagu teada saada, on mis on sinu väga hea, ehk mis on nii-öelda, ja see on nüüd see, mis on vaja sellist tarka peegeldust, et mis on sinu tugevused, mis on sinu eripärad, mis on sinu väärtus. Ja see on nüüd jälle see, mida sa tegelikult lõpuni ei ole võimalik sul ise teada seda, kui su minapilt on natuke liiga kõver. Sellisel juhul sa võid nii-öelda võrrelda valede asjadega kogu seda mängu. Siis kui hea peab olema? Nii hea peab olema, kui sa praegu just oled, sest rohkem sa ei saa lihtsalt olla. See, mis sa saad teha, on pingutada ja anda ennast praegusel hetkel kõige parema. See, mis mina saan siin hetkel teha, on see, mis ma teen, lootes, et läheb hästi. Lihtsalt see, et ma panen oma südame siia sisse ja loodan, et see on piisav praegusel hetkel. Ja loomulikult ma võin pärast, ma ei tea, poole tunni pärast mõelda, et loll, miks ma nii tegin ja oleks võinud teistmoodi teha. Panen kirja, järgmine kord proovin teha. Nii et oluline on see, et nagu see tänased õppetunnid muutuksid selleks õppetunniks, mitte nii-öelda malakaks, millega ma kolki endale annan. Ja see on see, mis ma juba olen öelnud, eks ju, et õpi tundma oma võimet, et õpi tundma oma hirmu. Ja selle mõte on see, et sellisel juhul sa saad ise ennast aidata. Ja see, mis see abi on, ehk eesmärk on püsida oma võimekuses, mitte hirmus. Aga nad on nagu koos sul laval. Ehk see hirm saaks olla selline toetaja, hirm saaks olla see, tänu millele sa näed nii-öelda empaatiliselt teisi, aga hirm ei juhi sind, vaid hirm toetab sind. Ja võimekus on see, mis olekus sa püsid ja tänu millele sa saad seda siis teha, mida sul sel hetkel on siis vaja teha teiste aitamiseks, enda edastamiseks, mis iganes see nagu nii-öelda ajend on, et miks sa siis selles esinemise olukorras nii-öelda oled, mida sa tahad sealt saada. Siis asi, mida saab treenida, on, et õpi mõtlema oma mõttele. Ehk küsi ükskõik, mis see esinemine on, isegi kui sellel koosolekul on sul sõnavõtt, mis ma öelda tahan, kes on õpetajad, mis ma öelda tahan, ehk mis on see täna kõige olulisem. Et pane see paberi peale kirja, mis on see, mis peab öeldud saama, isegi kui aeg saab otsa, mis on see, mis ma pean ütlema. Ja sellisel juhul usalda ennast, ehk usalda seda, et see on hetkel see, mis on vajalik. Ja ära mõtle selle peale, mida teised sellest arvavad. Ehk nii-öelda õpi oma mõtet nagu nii-öelda kuulama ja õpi usaldama seda selles hetkes. Ja siis jälle see, mis hiljem juhtub, sellega sa saad hiljem tegeleda. Siis ära raiska teiste aega ja kasuta seda hästi. Ehk tee lihtsalt hoolega ära. Ehk kõik need, kui sa hakkad, oi, mina ei tea, miks mina ja ma pole ette valmistanud, kõik need sellist ennast pisendavad laused lihtsalt raiskavad teiste inimeste aega. Siis võib-olla selline üks mõte, mis võiks aidata ja mis ma näen, et on paljude takistus, on see, et sa ei pea olema guru ja sa ei pea olema maailma tippekspert, vaid sa oled lihtsalt üks tilk, kes teab sellest valdkonnast midagi ja sul on mingi kogemus. Ja see, mis on nüüd, mis võib juhtuda, et kas sa oled üks suvaline tilk või sa oled üks tore ja kasulik tilk. Eks, ja see on nüüd jälle ka see, et mis energia ma sinna sisse panen ja kuidas siis see publik konkreetselt nagu reageerib sellele. Ja see ei ole kusagilt maalt nagu, ta ei ole lõpuni sinu kontrolli all, ehk see ei ole oluline, võiks öelda. Ja siis see, mis nagu jälle alati aitab, on lihtsalt see, et ütle lihtsalt jah. Ja võimalusel ole esimene. Eriti kui sa oled esinemise kartja, alati tõsta esimesena käsi püsti, sest vastasel korral hirm kasvab, nagu sa tead. Ja teine asi on see, et mida rohkem esinejaid enne sind on, seda kõrgemale latt läheb. Ehk alguses ei ole latti ja teiseks on see, et hirm ei ole saanud veel nii palju kasvada. Nii et selles nagu võta riske ja pane ennast lihtsalt nagu nügi ennast lavale.
Ja siis on vaja nagu aru saada, et päris elu esinemisolukorrad ei ole tegelikult eksami olukorrad. Nad ei ole esinemiseksamid, kus teised inimesed tohutult hindavad, kuidas sina esinevad või esined. Ja siin on nüüd jälle see, et loomulikult on neid kriitikuid, sest nagu ma ütlesin, et on ju, ruum on täis neid inimesi, kes ise ei julge, aga muudkui arvavad. No las nad siis arvavad, eks ole, aga tegelikkuses, et see isegi kui nad arvavad, siis nad tegelikult ei ole õpetajad, kes sulle hindeid annavad. Nii et tegemist ei ole esinemiseksamiga. Ja võib-olla selline üks mõte, mis tihtipeale inimesi aitab, on see, et nagu sa ise tead, et kui kusagil on igav esineja, mis sa siis teed? Kui Zoomis on igav esineja, sa paned selle akna kinni. Kui konverentsil on igav esineja, sa võtad telefoni välja ja teed oma asju. Sa ei võta kotist välja tomatit ja sa ei hakka pilduma seda inimest, sest sa lihtsalt ei viitsi tegeleda. Ehk sa tegelikult nagu leiad automaatselt endale nagu palju targema tegevuse, mis tähendab seda, et kui ka sina oled igav, siis lihtsalt sind ei mäletata. Nii et midagi, see on kõige hullem asi, mis saab juhtuda. Ja see ei ole väga hull tegelikult. Niiviisi, aga nüüd siis ka lihtsalt natukene nippe, mida siis teha. Ja ma olen nagu kokku pannud on sellised 10 aspekti, millele võiks mõelda absoluutselt iga esinemise puhul. Tegelikult isegi kui see esinemine on pool minutit, siis tegelikult see esinemine sisaldab kõiki neid etappe. Nii et isegi kui neid on palju, et neid on 10, siis tegelikult ma arvan, et on nagu absoluutselt iga sõnavõtu aspektid. Esimene võib tunduda tohutult naljakas ja samas ma võin öelda, et see on kõige tavalisem viga, mida tehakse. Ehk tea, kus ja miks sa oled. Ehk mis on see konkreetne koht, mida sa seal tegema pead, miks just sina seal oled, mis tähendab, et mis on sinu roll selles olukorras ja ole kohal ja täida seda rolli siis sellisel juhul, eks ju. Ja see on nüüd see, nagu kui ma seda esimest punkti ära ei teadvusta, siis läheb juba kõik lappesse ja sellisel juhul see ärevus hakkab nii-öelda kasvama, sellepärast, et mul ei ole kontrolli selle olukorra üle lihtsalt. Aga see esimene punkt on see, et kui ma saan aru, mis koosolek hetkel on, kes need inimesed siin on ja mis on minu positsioon seal, siis sellisel juhul ma saan timmida ja nagu nügida seda oma sõnumit vastavalt. Aga sellisel juhul, kui ma nagu suhtun igasse olukorda, see on lihtsalt üks koosolek. No üks koosolek ei ole lihtsalt üks koosolek. Ja väga suur vahe, kas ma ei tea, koolis õpetaja on, ma ei tea, õpetajate toas, direktoritega kohtumisel, ma ei tea, mingi ministeeriumiga kohtumisel, õpilaste ees, sõltuvalt ainest, sõltuvalt vanusest, siis sellisel juhul, kui ma teadvustan läbi, mis on see, mida ma pean siin tegema, siis sellisel juhul on taaskord on nagu mõnes mõttes see kontroll, mis mul saab olla, on minu käes ja sellisel juhul ma saan oma peas juba valmistuda. Ehk see on see, kus see valmistumine nii-öelda algab, sellest ma tean, kus see on ja ma ei ole sinna kukkunud lihtsalt kusagil kuu pealt. Siis taaskord see teine abivahend, mida ma siin juba mainisin, on kasuta oma keha ehk kasuta oma keha energiat, võta selline toonuses olek, istu käed laua peal, ära mine rööstakile, ära vaju laua alla peitu. Ehk nagu nii-öelda ole olemas, hinga, kasuta nii-öelda juhi oma riideid selles mõttes, et nagu see riietega enda juhtimine on nagu väga-väga tugev asi. Et nii-öelda hoolitse, et su keha, see anum saaks sind toetada selles olukorras, eks ju, mitte ta ei oleks nii-öelda lisamure ja täpselt, et sa ei pea tegelema piinlikkustundega oma higiplekkide pärast. Siis see võtab tohutult energiat ja see on hästi-hästi väsitav. Siis kasutama häält ja see trikk, kuidas oma häält kasutada, on kahetina. Tee suu lahti, mida väga paljud inimesed, nad pobisevad oma suhu. Ehk nad ei, nagu, et piisab sellest, et ma nagu räägin suu lahti ja ma automaatselt olen kuuldavam. Ja häälda tähti, eriti eesti keeles konsonante. Ehk kuna ma tean, et mina räägin väga kiiresti, siis selleks, ja mul on valik, ehk et rääkida väga aeglaselt, siis ma tegelikult nii-öelda jätan iseennast ilma ja ma jätan teisi ilma. Minu lahendus on see, et ma jälgin seda, et ma ütleksin konsonante välja, sest ma tean, et sellega ma aitan kaasa oma kõne arusaadavusele. Ehk kui ma ütlen R-id ja S-id nii hästi välja, kui ma saan, siis sellisel juhul see tekst läheb automaatselt arusaadavamaks. Mis taaskord on jälle see, et nii-öelda kasutama häält targalt ja oma hingamist ja õhku targalt, aga selleks ma pean jälle sirgelt istuma, eks ole, et see õhk saaks üldsegi liikuda. Ja siis, kui ma olen juba niimoodi, siis mul on paratamatult mul juba selline tugevus kehas. Siis alati, kui sa saad sõna, siis võta hetk
nii-öelda kohale jõudmiseks, mida paljud inimesed teevad, eriti ärevad, nad hakkavad kohe vuristama ja selle tagajärg on see, et neid ei kuulda, sest teised inimesed ei jõudnud märgata, et nemad hakkavad rääkima. Näiteks koosolekul nad ei jõua sinu poole pöörduda, vaid sina juba vurised seal, eks, siis sellisel juhul läheb nii-öelda kõik need meeled on sassis. Nii et see kohale jõudmine on üks asi on see, et sul on aega seal oma suled paika sättida ja enda nii-öelda õlad paika panna. Ja teine asi on see, et teised jõuavad kohaneda, et nüüd hakkad sina rääkima. Ja see võib vahel võtta 1, 2, 3 sekundit, aga ära jäta neid paari sekundit nii-öelda kasutamata. Ja julge, ma ei tea, lavale minnes, julge võtta need mõned sekundid, kus sa nii-öelda oled paigal ja oled nii-öelda see on nagu kontserdil, eks ju. Et kui sa saad aru, et orkester on valmis ja siis on see vaikus enne algust ehk nagu julge kasutada seda vaikust enne algust, sest see tegelikult nagu tohutult kannab ja see muudab sind väga palju ühelt poolt mõjuvõimsamaks ja tegelikult ta nagu annab tugevust ja pluss ta valmistab ette publiku sind ka kuulama, kes iganes see publik siis, eks ju on. Siis teine punkt, mis eriti Eestis see jäetakse lihtsalt tegemata, sest seda üldse just nagu ma ei tea, kas seda ei teadvustata või anta aru, et siiski selleks, et suhtlus saaks toimuda, on siiski vaja kontakt luua. Ehk samamoodi Eestis, ma ei tea, tere ei öelda, kohe lennatakse peale. Et sissejuhatust ei tehta ja sissejuhatust ma mõtlen selle all, et mis ma nüüd tegema hakkan. On sama asi, et ma tahan teile rääkida, mul on sulle üks küsimus, mul on sulle üks keeruline küsimus. Ehk ma mõnes mõttes nagu valmistan sinu ette, et mis nüüd tulemas on selleks, et sa saaksid ka samamoodi ennast valmis panna või sa saaksid kuulama hakata. Nii et ja see on nüüd see koht, mis on jälle selline, mida see ebakindlus jätab ära ehk need punkt 4 ja punkt 5 tihtipeale selline ärev, pelglik elu jätavad need 2 asja ära ja tänu nendele juba mitte midagi ei toimu tegelikult. Ehk juba tänu sellele see esinemine ongi nagu ärev, halb, tüütu, keeruline. Seejärel, kui kontakt on loodud ja häälestatud, siis ütle see, mis sul öelda on. Olgu see siis see üks lause, et sa siis soovid seda ravimit või on sul see pooletunnine ettekanne või mis iganes asi see on. Aga sellisel juhul on see koht, kus sa nüüd saad öelda siis selle, mis sul öelda on. Ja vajadusel, kui sa oled ärev, siis ma julgustan taaskord ettekandeid või nagu esinemisi ei pea tegema peast. Abista ennast, kirjuta üles, kirjuta käe peale, kirjuta paberi peale, kirjuta märkmikusse ja kasuta neid märkmeid julgelt. Et päris elus ei pea tegelikult luuletusi peast lugema. Nii et see on ka võib-olla üks asi, kus on vaja nagu koolist edasi liikuda. Et tegelikult asjad ei pea peas kogu aeg olema. Ja kui sa lõppu jõuad, siis korda oma kõige tähtsamat sõnumit, ära karda korrata sama asja. Ja see on oluline, kui ma tean ise seda, kirjuta üles, et saaksid vaadata ja see on nüüd jälle, miks see nipp on, et kui ma ükskõik, mis see esinemine on, et mõtle, mis on see, mis ma tahan öelda, sest kui juhtub, et sa näiteks oled ette valmistanud pooletunnise ettekande, sa jõuad kohale ja sul öeldud, sul on 10 minutit. Kui ma olen läbi mõelnud, mis on see, mida ma öelda tahan, siis sellisel juhul ma suudan kohaneda. Ja sellisel juhul ma nii-öelda ütlen ära selle, mis mul öelda, eks ju on. Aga kui ma ei tea seda ja ma arvan, et kogu minu jutt on see pikk jutt, siis sellisel juhul taaskord fookust ei ole ja sellisel juhul mul lüüakse jalad alt ära, sest mina olin arvestanud mingi muu asjaga. Aga kui ma mõnes mõttes ainult valmistun selle oma sõnumi kandmiseks, ükskõik kui pikk see siis on, siis sellisel juhul ma saan tehtud selle, sõltumata sellest, mis see olukord on. Nii see on ka üks selline nipp, kuidas nii-öelda lihtsamalt mõelda. Ja lõpeta korralikult. Ehk ütle, kui sa lõpetad täna, ütlegi, et nii-öelda nüüd ongi kõik, et nagu tee korralik lõpp, teised inimesed saaksid aru, et sa jõudsid lõppu ja nad saaksid aru, et nad kuidagimoodi võivad nüüd reageerida või üle võtta või mida iganes. Aga see on jälle see koht, kus nagu paljud inimesed lihtsalt lõpetavad ära ja siis jooksevad minema. Ma arvan, et te olete näinud seda ja siis see on päris selline naljakas olukord tegelikult. Ja seejärel, kui sa oled lõpetanud, siis jää nagu selles mõttes asendisse ehk võta vastu reaktsioonid ehk ära torma minema. Ja see reaktsioon võib olla see, et teine inimene vastab sulle. See võib olla aplaus või tunnustus sulle, ehk see jälle sõltub nagu olukorras, kus koha peal sa nii-öelda siis seda esinemist teed. Või ma ei tea, seal apteegis, et siis, kui sul on silmkontakt loodud, sa esitad oma küsimuse, siis sa jääd sinna suhtlusolukorda ja lased teisel inimesel nii-öelda nüüd reageerida. Mitte võta nii-öelda, mina küsisin ära ja siis lähen telefoni kohe. Siis see tähendab, et sa nagu lahkud sellest olukorrast. Jooksed, eks ju, minema, tormad minema. Nii, ja viimane nipp.
mis on kõige tähtsam võib-olla nendest, nagu, et kui see esimene oli kõige tähtsam, siis nüüd 10. on ka kõige tähtsam. Et mida iganes sa tegid, ükskõik kui lühike või pikk see oli, siis tunnusta, rahusta ja rõõmusta enda üle. Ja see on ükskõik, kuidas sul läks, see on nagu kõige olulisem on see, et sa nagu tähistaksid ja tunnustaksid iseennast, et sa pingutasid, sa prooviksid ja sa sooritasid ja sa jäid ellu. Ja palun pane tähele, kui sa annad endale peksa ja proovi sellest harjumusest loobuda. Ehk nendele arendustele mõtle hiljem, tee mingeid märkmeid, mida sa arvad, et teistmoodi võiks teha, aga harju see nagu nii-öelda treeni ennast rahustama, tunnustama, patsutama endale õlale, et ma tegin selle ära. Et see arendamine tuleb hiljem. Ja ma arvan, et see on jälle see, et need, kes nagu kardavad väga ja ärevad on, siis tegelikult ma arvan, et kui sa nagu, kui sina satud olema üks nendest, siis sa tead seda, millisel hetkel sa peksa hakkad andma. Enamasti sa annad peksa ettevalmistuse ajal, siis terve selle esinemise ajal ja pluss siis, kui selle ajal, kui sa nii-öelda lavalt maha kõnnid, siis selle ajal käib õudne tampimine, mis tähendab, et sul pole õrna aimu, mida sa tegelikult tegid. Sa ei märka seda, et sind tunnustati, sa ei märka seda, et sind kiideti, sa ei märka mitte midagi, sest sa oled tohutult hõivatud iseenda väärkohtlemisega. Nii et ma väga siiralt soovin, et sa märkaksid, kui palju sa ennast väärkohtled ja ära tee seda lihtsalt. Ehk pane siis see vits, jäta maha ja võta kaasa tunnustus või präänik või šokolaad või mis iganes asi see on, millega sa ennast premeerida võiksid selle pingutuse eest, ükskõik kui väike see pingutus on. Et ükskõik kui lühike, siis ongi see ebamugav küsimus apteegis või ma ei tea, katkiste kingade poolt tagasiviimine, et see pingutus, et sa tegid seda, siis tähista seda ja tunnusta ennast. Nii, ja kuidas siis alustada? Ehk siis see on niisugune kokkuvõte juba. Ehk esimene ongi see, et avasta ja lepi, et sul on esinemisvõime. Ja nii lihtsalt on, et siin ei ole mitte midagi teha, sa oled laululind. Ehk kui me inimesed oleme, ma arvan, inimestena me olemegi lihtsalt sotsiaalsed olendid, me ei saa üksteiselt hakkama ja mis tähendab, et me oleme laululinnud, siis nii lihtsalt on. Siis see, mis ma siin täna rääkinud olen, et ma loodan, et sa hakkad märkama, et sa hakkad nägema oma sõnavõtte ja suhtlusolukordi esinemise vaatenurgast ja et sa hakkad nägema nagu neid esinemishetki, mis juhtuvad pidevalt. Ja taaskord lepi sellega, et sa juba teed seda. Ehk eesmärk ei ole, et sa muutuksid veel kriitilisemaks, vaid et sa hakkaksid nägema, kui suur praktik sa juba oled ja kui suure kogemuspagasiga sa tegelikult oled. Ja see, kui sa näed seda, et sa teed seda juba, siis tänu sellele sa saad hakata harjutama teadlikult. Ehk sa saad nendes olukordades olla palju tugevamalt, sa saad olla palju teadlikumalt, palju empaatilisemalt ja palju mõjusamalt. Ja sellisel juhul, kui sa oled nii, siis sellisel juhul sa saad hakata märkama, mida sa tahaksid targemalt teha, millisel hetkel ma tahaksin rohkem öelda, millisel hetkel ma tahaksin vähem öelda, millisel hetkel ma peaksin vähem reageerima, rohkem proaktiivne olema. Ehk sellisel juhul ma saan hakata nagu selliseid tarkasid valikuid taaskord tegema. Ja siis selleks, et nii-öelda edasi minna, siis pane ennast uutesse olukordadesse. Ehk kui sa märkad seda, et sa mitte kunagi ei algata, siis hakka algatama. Ja siin on nüüd ka, et kas see uus olukord peaks olema kindlasti võõraste inimestega, siis minu kogemuse järgi on palju inimesi, kes arendavad ennast võõraste inimestega, aga nad tegelikult nende uus olukord oleks olla uutmoodi omade inimestega. Ehk et ma ei tea, räägin endast uutmoodi oma tuttavatele, oma pereliikmetele ja see uus olukord võib olla hoopiski nagu minu kodus, minu lähedal, ma ei tea, et ma palun, et minu lapsed ei räägiks minuga sellisel kujul või minu kaaslane, et me suhtleksime teistmoodi ja piirid oleksid teistsugused. Et seetõttu see uus olukord ei pruugi olla ilmtingimata nagu uued ja võõrad kohad, vaid võib-olla see on hoopis sinu praegusel töökohal, sinu praeguste kolleegidega, sinu praeguste alluvatega, sinu praeguste juhtidega. Ehk see uue olukorra nii-öelda võimalus võib olla palju-palju lähemal, kui me tihtipeale nagu märkame ja see lähedane uus olukord võib olla palju mõjusam. Küll aga, kui need olukorrad on või need ruumid on nagu mürgised, siis sellisel juhul nii-öelda selle võhma kasvatamiseks või enese minapildi treeninguks on kasulikum treenida seda uut oskust võõrastega, kellel ei ole seda nii-öelda mürgist vaadet sulle või nende harjumust kutsuda esile sinu seda mingit mürgist vaadet iseendale. Nii et seetõttu ole tark nagu ja mõtle selle peale, et mis oleks sinu puhul uus olukord ja kus see oleks. Siis on mine hulluks ehk paku ennast esinema.
algata mingi teema, kui teil on kontoris tihtipeale tänapäeval tehakse igast selliseid nagu sisekoolitusüritusi, siis paku oma mingi teema välja, ma ei tea, räägi mingist raamatust, mis sind on kõnetanud või filmist, et nagu nii-öelda tee see oma algatuslik ettepanek, et mina tulen nüüd lavale. Ja taaskord siin ma ütlen, et kui sa ei ole nagu harjunud sellega, siis sul ei ole tegelikult esinemisvõhma, et see on minu koolitustel me tegeleme esinemisvõhmaga, et osadel inimestel on seda esinemisvõhma 1 minuti jagu ainult ja sellisel juhul nad hakkavad nii-öelda punaseks minema. Ja siis on vaja treenida seda, et sa hakkadki esinema minuti kaupa, kuni ta läheb 5 minutiks, siis ta läheb 10 minutiks. Et sa ei pea minema ja pakkuma välja, et ma teen pooletunnise või tunniajase koolituse, sest see on nagu, ühel pool sa kurnad ennast ära ja sellisel juhul sa ei saa eduelamust. Nii et nagu mine hulluks, aga mine hulluks nagu oma võhma raames, nii et see võhm saaks natuke venida, aga et see võhm ei läheks puruks. Et eesmärk on see, et sa saaksid nendest uutest katsetustest eduelamuse. Ehk see on nagu, see on see tänu, millele sa üldsegi areneda saad. Ja kui sa eduelamust ei saa, siis sellisel juhul sa kustud. Ja juhindu võimest, mitte hirmust, nagu ma siin palju olen öelnud. Ja kui sa arvad, et sa oled vilets, siis mina soovitan, et lepi sellega, et sa oled vilets, aga ära jäta tegemata. Sest võib-olla tuleb välja, et sa polegi nii väga vilets, nagu sa ise arvad. Sest võib-olla teiste arvates on see piisav, mis sa teed, et sinu enda peas on võrdlusmoment, on ei tea mis. Aga tegelikult see, mida teised vajavad, on see sinu vilets. Nii et luba teisele otsustada, mis see vilets on. Et ära kuuluta ise ennast viletsaks või siis lepi sellega, et sa siis oled vilets. Aga ma räägin ikkagi. Niiviisi. Ja nüüd me olemegi jõudnud siia peaaegu kenasti lõppu. Ehk siis kokkuvõtlikult, mida see esinemisrahu annab? Mina arvan, et ta annab, ma loodan, et see on kõik läbi käinud ja ma loodan, et ma olen veennud, et miks pärast see on mõistlik sellega tegeleda ja just sellise esinemisrahusse jõuda. Ehk see, mina arvan, et see vaba esinemine on tohutu võimalus, et on võimalus enesearenguks, olemas olemiseks, teiste austamiseks, seemnete külvamiseks, olukordade mõjutamiseks, vabalt elamiseks, hingerahuks ja rõõmuks. Ja ma arvan, selleks loovaks elamiseks. Ehk ja see võib-olla võtabki kokku nii-öelda selle, et miks ma sinna pealkirja panin, et miks see esinemishirm sind kahjustab, isegi kui sa ei esine, on just see, et see esinemishirm, kuna see oht, et äkki ma pean esinema, võtab nii palju eluruumi ära, siis sellisel juhul sul ei jää ruumi lihtsalt teistele asjadele. Et võib-olla selline markantne näide, ma arvan, mis avas mu jaoks täiesti selle esinemishirmu nagu uuele tasemele. Kunagi mul oli üks koolitusel osaleja, see oli kaua aega lastega kodus olnud noor naine, ja kes ei saanud käia enam koolitusel ja konverentsidel, sest tema esinemishirm, nagu see esinemishirm oli tekitanud sellise enesekesksuse ja kuna see enesekesksus muudab hästi nagu selliseks isekaks, siis ta oli tekkinud selline koletis, et ta kujutas ette, et kui ta konverentsisaali astub, siis ta palutakse äkki eksprompt lavale. Ehk ma hakkan ette kujutama, et ma olen nii oluline, et see ettevalmistatud konverents peatatakse sel hetkel, kui mina astun ruumi ja mul palutakse lihtsalt lavale ja öelda midagi. Ja siis saad aru, et kui sa nagu peegeldad tagasi seda lugu, saad aru, et see on võimatu olukord tegelikult, eks keegi ei peata suvalise inimese pärast konverentsiprogrammi, et paluda siis inimesel rääkida ükskõik millest, mida ta ei ole ette valmistanud. Aga see on lihtsalt nagu üks tohutult nagu selline ekstreemne näide, mida tähendab see, kui ma lasen hirmul kasvada, siis see hirm kasvab nagu täiesti elu halvavaks koletiseks olukorras, kus see inimene mitte kunagi ei esine. Nii et seetõttu ma arvan, et see slaid on võib-olla selline, mis võiks anda indu, et elu võiks ikkagi tore olla, kuna see on see, mis, eks ole, et mille nimel mina ikkagi siin elan ja hingan, et elu ikkagi tore oleks. Sest elu on lihtsalt nii tore ja ilus minu meelest. Nii, aga kui nüüd me olemegi jõudnud siin kenasti lõppu, ehk ma loodan, et oled saanud mõtteid ja oled saanud võib-olla indu ja sellist julgustust ja ma loodan, et ei olnud väga hirmutav, et eesmärk ei olnud, minu eesmärk on kindlasti kuidagimoodi hirmutada või alavääristada või kahandada seda esinemishirmu, see on väga reaalne asi ja see on nagu ma elan seal väga kaasa ja ta lihtsalt ongi, et selles mõttes ma tean väga hästi, mida tähendab hirmudega elamine, eks ole, ma siin tegelen igapäevaselt sellega, vaid küsimus on, et kuidas ma jõuaksin võimesse niimoodi, et need hirmud ei takistaks minu elamist. Aga et kui sa sooviksid jätkata, siis mul on lihtsalt siin tutvustan, et kuna
ja ma siin tegelen sellise elu armastamise, enese armastamise teemadega, siis tegelikult minuga oleks võimalik jätkata isegi siin lähitulevikus 3 erineval moel. Et kuna see esinemishirm on, ma arvan, seotud 3 aspektiga tegelikult. Üks aspekt on see, millest ma olen siin palju rääkinud, on see minapilt ehk selline see arusaam, kes ma üldsegi olen. Ja väga palju sellest ebakompetentsustundest tegelikult tuleneb sellest, et ma lihtsalt ei tunne ennast ja ma arvan ennast harvasti või ma võrdlen ennast nii-öelda valede joonlaudadega. Ja üks võimalus sellega tegeleda on siis minu eneseavastuskursusel Mina, kes see veel on, mis on siis toimub Zoomis 4 esmaspäeval. Ma siin katsetan nende koolitustega, et kuidas see Zoomi ja päriselu koolitus nagu, et kuidas see siis tänapäeval toimib. Aga jah, siin novembris toimub siis see virtuaalselt. Siis osadel inimestel on nagu see mina poolega on okei, aga nende jaoks on väga stressirohke teiste nii-öelda, mis siis juhtub, kui nad teistega kokku saavad. Ehk kogu see suhtlusaspekt ja suhestumisaspekt ehk mida teha teistega ja küsimus on see, et kuidas jääda iseendaks ka koos teistega. Et ma saan aru, kes ma olen, ma saan aru, mis ma tahan, ma saan aru, mis ma tahan öelda, aga siis, kui ma lähen teistega kokku, nagu nii-öelda teiste hulka, siis ma kuidagi muundun, et ma nii-öelda kohanen või mugandun või loobun iseendast. Siis nendele inimestele sobiks väga hästi on julgemaks suhtlejaks saamise kursus, mis siis on puhtalt selline suhtlemise teadvustamine ja mis see tähendab üleüldisegi, et mis see on see mina, mis ma siis sinna suhtlusesse toon, kes on see teine, kes sinna suhtlusesse tuleb. Ja see on selline 3-osaline kursus ka Zoomis, mis siis algab siin, see algab kõige varem, algab siin juba oktoobri lõpust. On selline ka legendaarne kursus, mis on aidanud paljusid inimesi. Nii, ja nüüd jätkata siis tänase teemaga otseselt, ehk selline praktiline esinemiskursus on esinemishirmust esinemisvõimesse, mis on puhtalt selline praktikum, et kus sees on ka kõike sellist nagu seda ei ole võimalik teha muud moodi kui ainult enda teadvustamise kaudu. Siis on selline 2-osaline ehk esimene osa toimub Zoomis. On selline paaritunnine virtuaalkoolitus, kuna lihtsalt tänapäeval on seda sellist virtuaalis osalemist nii palju ja see virtuaalesinemine on ka paljude inimeste jaoks probleem, siis me alustame sellest ja siis teine osa on ikkagi päris koolitus Tallinnas, on 5-tunnine, kus siis saab koha peal harjutada, võhma treenida ja ma garanteerin, et see on hästi toetatud, see on hästi turvaline, see on hästi lihtne ja ta on lõbus. Ehk see ei ole selline hirmutav bootcamp, kus sa nüüd nii-öelda lähed suurele konverentsilavale, vaid ma lihtsalt saan lubada, et ma teen kõike selleks, et sa nii-öelda saaksid hakata leppima ja harjuma iseendaga kui esinejaga. Sest see on see, mida ma tahan teha, et sa ikkagi saaksid iseendaga sõber olla ja tänu sellele maailm saab ka sind. Vot sellised on 3 võimalust, kuidas minuga saab edasi töötada. Siin on ka lingid, aga ma saadan teile meili peale ka need lingid, et te saate nagu lähemalt tutvuda, et kui kellelgi on huvi, siis soovitan kindlasti kiiresti liituda, et enne kui kohad täis saavad. Niiviisi, aga see on see, mis ma teile täna rääkida tahtsin. Suur aitäh teile, ma nüüd lõpetan siin selle ekraani jagamise, ma näen, mis siin toimub ka. Niiviisi, aga nüüd siin veel ma hea meelega vastan küsimustele, kui kellelgi on küsimusi tekkinud või kommentaare tekkinud või et kas et mis mõtteid sa said, et siis on natukene mulle ka tagasisidet ja sisendit, et kuidas minul läks täna. Ja kellel on vaja juba lahkuda, siis suur aitäh osalemast, et ja kohtumiseni järgmistel kordadel. Nii, aga nüüd. Vaatan siin, kas on mingid küsimused veel, mis ma loodan, et see, kuidas maandada esinemisnärvi, et see käis siit läbi, aga kui ma siin peaks vastama seda, kuidas maandada, mis on sellised nipid, siis üks nipp on see, et nii-öelda relvasta ja varusta ennast, eks ole, et seesama need ankrud ja fookus, et hoia fookuses seda, miks sa teed seda, mis iganes sa teed ja see on selline andestuspõhine mõnes mõttes.
Siis on esinemisnärvi maandamisega on igasugused nagu selline füüsiline liikumine ehk on igasugused nagu näiteks on selline üks, ongi see klassikaline, et sa hoiad käsi puusas enne, eks ole, see on selline, mis tõstab testosterooni taset ja sellist tugevust ja julgust ja ka maandab, teaduslikult tõestatud, närvisüsteemile mõjub. Ehk kasutama keha, ehk samamoodi, et nagu ära vaju kössi, vaid ole nagu selles mõttes tugev. Kirjuta üles, mida sa tahad öelda. Ja samamoodi ja nagu mõtle läbi, mis see koht on. Et kui sa oled nagu kipud olema see, kes annab jõu nagu nendel teistel inimestel, ehk siis nii-öelda selle eksamikomisjonile, keda sa arvad, et seal on, siis sellisel juhul nii-öelda kaitse ennast sellega ära, et mõtle läbi, miks sina seal oled, mis on see koht ja sellega nii-öelda võtta see jõud tagasi ja anna endale aru, et ma saan kontrollida ainult seda, mida ma saan kontrollida. Ehk nagu mõnes mõttes võiks öelda, et eesmärk ei ole seda nagu närvi maha võtta, vaid on see eesmärk, nii-öelda see närv nagu nii-öelda enda jaoks tööle panna, eks ju. Et mina olen õppinud, et mina näiteks räägin selle närviga, et ma siis räägingi temaga, et ta on nii-öelda see, kes on see on see energia tegelikult, et kuigi me tihtipeale arvame, et see ärevus on nagu paha energia, siis ma arvan tegelikult, et kui ta võtta selliseks nagu minu energiaks, siis ta tegelikult on nagu selline nagu mobiliseeriv ja toetav energia, mitte ei halva, vaid ta nii-öelda, siis ma ütlengi talle, et no lähme, teeme ära. Et ma mõnes mõttes nagu nii-öelda räägin temaga kui kaaslasega, kes muga siis kaasa tuleb, mis tähendab, mis on ka niisugune nagu nipp, et sellisel juhul ma ei ole üksi, sest tegelikult ta on minuga, eks minu see energia on minuga ja sellisel juhul on palju tugevam olla. Ja nii, et see on ka selline üks, sõltub milliseid meetodeid sa teed, kui sa oled, ma ei tea, mediteerija, siis sa oled harjunud sellega, kui ei ole, siis see võib olla kõlada natuke hulluna, aga kõik head inimesed on hullud. Nii et tee julgelt hullusid asju. Nii ma vaatan, mis siin veel on. Töövestluste teema on üks põnev teema. Kuidas käituda töövestlusel nii, et selle töös on mina, mitte teised kandideerijad. Ma arvan, üks teema on see, ma arvan, et kõige lihtsam vastus on sellele, et see ei ole võimalik. Et ma arvan, see, mis sa saad teha, on nii-öelda teha oma karjääriplaani ja mida ma tahaks teha, aga tegelikult minu karjääriplaan ei ole ju konkreetse töökoha põhine. Küsimus on see, millesse ma tahan panustada või kellesse ma tahan panustada või mis teemadesse ma tahan panustada. Ja küsimus on see, et kas ma leian selle õige matchi, eks ju, kus ma seda saaks teha. Aga ma arvan, et kui ma lähen nii-öelda, et kui ma olen sõltuv sellest konkreetsest töövestlusest lootuses, et see lahendab mu elu ära, siis sellisel juhul on võim seal teisel poolel. Nii et selline üks nipp, läbirääkijate nipp on, et kui ma lähen sellisele, ja töövestlus on ju kahepoolne nagu asi, et kui ma mõtlen ka seda, et ma lähen töövestlusele mitte nii-öelda missi valimisele, kas nemad mind valivad, vaid küsimus on see, et ma lähen teada saama, kas mina neid valin. Siis sellisel juhul ma mõtlen ka oma peas selle võrdseks, et küsimus on see, et kas ma nagu nii-öelda tahan neid valida, et kas ma tahan sinna panustada, kas ma tahan nendega seotud olla. Et palju lihtsam on olla ja palju tugevam on olla läbirääkimistes. Ja töövestlus on ju ka läbirääkimise eelne nagu seisund, kui mul ei ole midagi kaotada. Ehk ma ei lähe sinna midagi saama, vaid et ma lähen vaatama, kas see on see koht, mis sobib minu karjääriplaani. Et see on selline mõte, mis võiks anda nagu sellist tugevust. Ja see ei ole üldsegi, sa ei pea ülbe olema selle koha pealt, vaid see on võrdne lihtsalt. Et see on täitsa teine asi, eks. Olen kogenud, kuidas minu stiili on tahetud niimoodi kohitseda, et lausa halb. Ja siis sellest tulenevalt hakkasin asju tegema salaja. No siis selle jutu peale ma ütlen palju õnne, sest nagu liiga paljud inimesed hakkavad siis mitte midagi tegema, ehk nad tegelikult ei tee ka salaja. Minu lahendus elus on olnud samamoodi, et ma ei teinud kaua aega avalikult, aga ma ei ole kunagi nagu salaja tegemisest loobunud. Nii et mina ütleks selle peale, et see on nagu selline loomulik enesemeisterlikkus oskus ja see minu stiili kohitsemine on jälle see koht, et aga me peame nagu valima, et kus me oleme ja et siiski oht ongi olemas ja teistel inimestel on arvamus kogu aeg. Küsimus on jälle see, et kas ma nagu loen seda, mis ma loen sellest välja, eks, mis tähendus ma omistan sellele teise arvamusele, sest tihtipeale selles teise arvamuses on ju iva sees. Küsimus on see, et kas ma muudan selle iva nii-öelda kõrvitsaks, mille sisse mina pean minema. Nii et see on jälle selline minu valik, eks. Oi, kui tore, kui saite kasu
Ja kui teil tekib veel küsimusi või mõtteid, siis kirjutage julgelt. Kohe vaatan, seal on üks küsimus vist veel. Nii. Ahah, olen 14-aastane tüdruk ja mul on koolis sees loovtöö, mis ka tähendab seda, et mul on kohustus kevade lõpus seda terve oma klassi ees esitada, kuid see on minu jaoks raske ja kardan, mis kõik juhtuda võib, mis kõik ma valesti võib-olla ütlen. Tihti, kui esitama midagi pean, siis alati tardun koha peal, mõtlen üle ja sõnu ei tule suust välja, mida ma tegema peaksin. Väga tore, issand, kui tore. Ma siin täna annan sulle juba ette teada, et ma siin homme-ülehomme kuulutan välja, tuleb noortele eraldi suhtlemise ja esinemise kursus, mis on spetsiaalselt mõeldud sinu vanustele, kuna see on väga-väga suur teema kõikidele sinuealistele. Aga mida sa saaks teha? Üks asi, mis ma tahan kohe praegust öelda seda, et see esinemine toimub kevade lõpus ja sinna on praeguse seisuga aega 8 kuud. Ehk see ei ole üldse oluline. Keskendu oma loovtööle ja oma loovtöö teema armastamisele. Ehk mõtle nagu nii-öelda taga see, et sul on hea suhe oma selle loovtööga ja sulle meeldib seda, mida sa teed. Ja sellisel juhul ongi nii-öelda see sama asi, mis ma ütlesin, et sa esitad seda, mida sa armastad ja sa sellisel juhul kirjeldad seda, mida sa tegid. Ehk sa mitte ei muretse ette, kuidas ma esinen ja mida teised arvavad, vaid ma lihtsalt jagan seda, mida ma päriselt tegin. Ja sellisel juhul ongi kogu sinu südamest tulenev töö ja esinemine tehtud. Ehk see tegelik esinemine on nagu õudselt palju lihtsam, kui sul on fookus õiges kohas. Nii et ma loodan, et ma vastasin, andsin mõtte, et ära tegele praegu selle mõttega. Selle peale mõtle 7,5 kuu pärast. Ehk tegelikult sellist ettekannet ei ole vaja ette mõelda rohkem kui nädal aega. Küll sa siis tead, mida sa üldse esitled. Praegu sa veel ei tea seda. Nii, aga hea küll. Suur-suur aitäh teile. Toredat õhtut, hommikut, päeva, mis iganes hetkel te kuulate seda. Saadan teile kõigile selle salvestuse ja head oma igapäevase esinemise avastamist ja märkamist ja oma tohutu esinemiskoguse või esinemiskogemuse teadvustamist. Nii et toredat olemist ja head esinemist teile. Kohtumiseni.